Tere, armsad, ava oma silmad, kuulajad ja vaatajad. Ongi aeg käes jälle uue episoodi jaoks ja täna on mul külas üks väga huvitav külaline ja ma natukene juhatan siis seda juttu sisse ka, et kes on minu seminaridel käinud ja võib-olla minu loenguid kuulanud natukene, et siis ma hakkasin mingi aeg teile rääkima, et hästi oluline oleks meil praegu hakata oma kehale anda juurde magneesiumi. Et sellise info, mis kogu aeg minu teadvusesse jooksis, aga kui ta tulema hakkas, siis mul kahjuks ei olnud seda õiget magneesiumist. Ma sain aru, et see kapslites olev magneesium tegelikult ei ole see, mida me võtma peaksime. Ja ei läinud tegelikult palju mööda, kui tuli minu juurde minu armas sõber Tõnu ja tõi siis selle õige magneesiumi, mis on siis vedelal kujul tarbitav magneesium, mida ma olen siis ise tarbinud nüüd juba natukene üle kuu aja. Ja esimese 3 päevaga tõmbas pea täiesti selgeks, et see oli hästi huvitav. Ja mul on ka elus olnud praegu päris intensiivsed ajad. Ma pean tunnistama, et mul on päris hea kogu aeg olla. Et vahel ikka viskab võib-olla ärevus ülesse, aga suuremas ajast olen ma ikka päris mõnusasti sellises heas rahuseisundis. Ja ma usun, et see magneesium on tegelikult seda väga palju toetanud ja me hakkame kohe sellest tootust ka rohkem rääkima ja ma pean ütlema, et ka minu 2-aastane tütar hommikul tuleb näitab kõiki neid pudeleid ja purke, palub selle vee valmis teha ja soovib siis juua. Aga lähemegi siis täna nende teemade juurde, et minul on siis täna külas Ivar. Tere, Ivar! Tänud kutsumast ja eks ma pean Tõnule ka ütlema suured tänud, et tänu temale me täna siin oleme. Siin oleme, et Tõnu veenis meid, et me peame koos podcasti tegema. Aga alustame kõigepealt sellest, et kõigepealt räägi meie kuulajatele hoopis natuke endast, et tutvusta ennast. Mis sa oled, mis sa teed? No kõigepealt ma tahaks tänada oma elukaaslast, naist, Leilit, lapsi kindlasti ja mul on hästi suureks klaeks olnud alati enda vanemad. Okay. Et eks tänu kõigile nendele me täna siin oleme, aga mul on selles suhtes hästi võib-olla kirju minevik olnud. Hästi paljude erinevate asjadega teinud. Me olime vist koolist, kui me lõpetasime kutseeri elektrikupaberit tegelikult. Okay. Ja juba tegelikult kooli ajal vist oli see, et ei tahtnud nagu otseselt kellegi teisele töötada. Ja siis me klassivenega mõtlesimegi, et kool sai läbi, et mis me teeme, kas me tööle kellegi palgale või proovime midagi ise. Ja kuna see elekter ja signalisatsioon tol hetkel tohutult huvitas, mõtlesin, et tavai teeme ettevõtte. No see oli 22 oled see mingi firma ja võtmata. Aga eesmärk oli see, et saaks vabadust, aga siis lõpptulemus oli see, et nagu ikka kõik eestlased rapsivad ennast verelinast välja. Ja väga palju erinevaid asju sai tegelikult tehtud elektrist ja kuidagi on aegad olnud kogu aeg, et mingid, ma ei tea, kas on kuidagi kaasa tulnud, aga mul on mingi anne leida asju, mida teised ei ole veel üles leidnud. Et kui ma näiteks guugeldan mingeid asju ka, siis naine iga kord, kui midagi vaja ütlesid, siis ta näeb mulle, sest ma suudan selle 2 sekundiga üles leida. Temal läheb täpselt sama asja leidmiseks võib-olla päevi, kui üldse leidab. Ja ma mõtlen, et teinud väga palju erinevaid asju siin. Mul on meeldinud alati asjadega tegeleda, kus ma näen kiireid tulemusi, siis puhastusvaldkond või midagi, et sa näed, et sa saad mingi asi nagu töötab. Ja see oli vist 9 või 10 aastat tagasi umbes, kui mind olude sunnil, nad hakkasid nagu, kuidas öeldama, paarimehega ei läinud hästi, kogu aeg olid mingid tülid, arusaamatused ja siis ma hakkasin endale visualiseerima, ma ei teadnud tol hetkel nendest asjadest mitte midagi. Ma hakkasin visualiseerima, et ma soovin mingit väikest asja müüa, millel on hästi pikk säilivustähtaeg, ta võtab väga vähe ruumi, aga inimesed tarbiksid seda iga nagu süstemaatiliselt. Ja siis ma ütlesin algul välja Selekti-Teraderi, aga see bränd just oli läinud 2 nädalat hiljaks ja siis mingi lihtsalt puht juhuslikult tuli üks toidulisand mu ellu ja sealt hakkaski tegelikult see tervisemaailm. Ja mis ma pärast avastasin, oli see, et alati küsitakse, mis paneb sul kõige rohkem silmas ärama. Minu jaoks on see, et kui ma saan teistelt inimesed tagasi võtta, et midagi tervis on paremaks läinud. Ja sealt see tervisemaailm pihta hakkas. Ja eks ma siis alustasin ensüümimaailmaga, see oli nagu selline põhiline asi.
sai hästi palju nii-öelda nullist selgeks tehtud, sest ma mõtlesin, et tuleme suure hurraaga turule. Kõik teavad ensüümidest midagi, eriti veel toitumisnõustajad, terapeudid. Ja siis tuli välja, et keegi ei tea mitte midagi. Ehk siis tuligi see koht, kus tuli võtta lihtsalt raamat kätte, hakata õppima ja hästi palju koolitusi tegema. Sealt edasi siis mingi hetk jõudsin Life Biofeedback teraapiani, mis on tegelikult minu jaoks siiamaani hästi paeluv teema, kus siis masin tuvastab sinule nii-öelda kehasse jäänud stressid ja pinged ja nii-öelda näitab masin ära, vaata, kui sul on kurbus sees, on sul mingi ängistus sees, on sul mingi ärevuspaanika ja põhimõtteliselt nupivajutusega saab ka need asjad ära tasakaalustada. Eks töötab energia välja sageduste baasil, jah, et igal emotsioonil on oma konkreetne nii-öelda sagedus olemas ja meil on sellist aparaadis üle 720 punkti. Ja nii nagu ikkagi, ütleme, mida ma olen tähele pannud, oli see, et terapeudid on erinevad ja kui me seda life biofeedbacki tegime, siis sa nägid kohe ära, et sa tõmbad neid inimesi kõik, mis traumad sul on tagant. Ehk siis minu põhiklientuur oli igasugused suhtetraumad, ärevuspaanika, läbipõlemine, stress, ärikliendid nii-öelda. Ja mul oli selle 3,5 aasta jooksul üle 500 kliendi, kes käisid seal nende koha peal ja ainult kas 4 või 5 inimesel olid ärevus ja paanikapunktid korras. Ja see oma tähtsus, kas see oli 3-kuune beebi või 8-9-aastane vanaproua, kes mul kõige vanem oli. Beebil on sama, sa oled beebile aparaadi küll saanud ja näitab sama pilti. Jaa, see näitab sama pilti, aga väga paljudel näiteks lastel ja beebidel võin öelda, et ema kumma ema suht koope pilt on. Ma tahtsin öelda, et ta korjab ema. Ta korjab kõik üles, lapsed korjavad vanemate, mitte ainult ema, vaid korjavad vanemate teemad üles. Sest et ma ütlen, meil väga palju käis ikkagi perekondasid, mis olid laiali läinud. Ja siis sa näed, kui laps läheb näiteks ühe vanema juurde või teise juurde, üldiselt tavaliselt see oli ikkagi isa juures, sest ema üldiselt oli erandeid, aga ema oli tavaliselt sellist lastega ja siis ema on tavaliselt sellisuse turvakoht. Ja siis kui laps läheb sinna isa juurde, kõik on super, isa näeb, kõik on hea, aga seal ta ei näita mitte ühtegi emotsiooni välja. Ja siis kui ta koju tuleb, siis ta saab, ema saab tavaliselt siukse valangu. Siis laps saab turvaline, laseb kõik välja selle hetkel. Aga mida me nägime oli ka see, et väga paljudel juhtudel number 1 me pigem palusin vanemal teha, teeme enne teraapiat kui lapsel, sest kui ema või isa on tasakaalus, siis lapsel on poole kergem nii-öelda toimetada. Kuid minu jaoks oli alati natukene nagu, ma tundsin, et midagi nagu puudu, sest et kui mul kõik ärevuse paanika kliendid ja ma pean tunnistama, et ma ise kasutasin ka aparaati väga tihedalt, sest et seda ärevust ja paanikat ikkagi tuli sisse. Aga väga paljud kliendid, ma arvan, et pooled ütlesid, et nad ei tundnud, et neil ärevus ja paanika sees on. Aga see on hästi suur vahe on see, et kui sul on ärevus ja paanika on nagu hoodene tuleb, eks sul on paanika hoog, ärevuse hoog. See on see, mis tõmbab sul täiesti nagu rivist maha. Ja me olid 50-50 niimoodi nende kliendid. Aga üldiselt juba esimese sessiooniga me teraapias saime 60-90% ärevusest ja paanikast maha. Eks inimesel on väga hea ja kerge nii-öelda olla. Kuid mul kogu aeg sisemus oli see, et me saame ülihäid tulemusi, aga kuidas me saame niimoodi, et me jääme nii-öelda stabiilsed, me saame nad lõpmatuseni täiesti korda. Ja sealt siis tee viis ühe naturopathy juurde Inglismaal ja ta ütles, et tema soovitaks Riimäe magneesiumi. Et see on üks parim asi, mida tema teab, et millega saaks närvisüsteemi maha rahustada. Ja näitame korraks ka, et see on siis see toodasi. Ja mina olin ausalt öeldes suht skeptiline, kuna ma olen hästi palju spordikäivust tegelenud ja väga palju erinevaid magneesiumi kasutanud. Ja nendest on ka abi olnud, eriti kui sa lähed, ma ei tea, mingit pikka maad jooksma või midagi taolist, aga üldiselt nad lõpuks enamus, kui natuke liiga palju võtsid, siis lõpetas see, et täna oli hea, aga homme ja ülehomme olid kõht lahti. Aga kuna see oli väga usaldusväärne isik, kellest ma tohutult lugu pean, siis mõtlesin, et okei, ma proovin, ma tellin ära, et mul ei ole nagu midagi kaotada. Ja tellisin siis toote ära
ma muidugi nagu ikka, tüüpiline eestlane, ma tavaliselt ikkagi loen ilusasti juhendid läbi ja kuna ma olin nii elevil juba ootasin, siis kohe kui koju tuli, ma võtsin korgi pealt maha, nii kõigile andsin suhu, aga ma võtsin kontsentraati. Nii et mu vanem poiss ei taha nüüd magneesiumist enam mitte midagi kuulda, ma võtsin kohe morssi peale ja siis pärast loen, et oi, aga siin tuleb lahjendada. Noh, saime oma õppetunnid kätte ja täna ka me oleme pudeli peale punaselt pannud suure kirja, mitte juua lahendamata kujul, sest see pidi olema üks põhiline probleem. Et kõik lahendab vee sees ikkagi sellise lause, eks. Ja vist läks 3 nädalat mööda ja kuna ma olin ausalt öeldes ka sellest selle biofeedbacki ettevõtte ülesehitamise suht läbi, ma olen siin täitsa läbi põlenud, ütleme nii, sest nii palju asju oli vaja korraga teha, ise terapeut olla, turundust teha, aidata firmal arendada, pluss veel oma pere, oma ettevõtte, et see tõmbasid ausalt öeldes täiesti läbi. Ja see oli umbes 3 nädalat vist ja me hakkasime algul, kui pudeli peale oli kirjutatud 150 milligrammi on päevas soovitus. Noh, mina tahtsin rohkem proovida, et testida. Ja mina läksin kohe 450 peale. Ja see oli umbes 2-3 nädalat, vist oli 3. nädala lõpus. Kui ma küsisin naiselt, et kuule, kuidas sul on, et me oleme suht võrdselt võtnud, aga ma tunnen, et ma ei taha enam päeval magada lastega. Ehk siis see oli minu jaoks nagu üks suuremaid probleeme, sest et absoluutselt kõik kliendid, kes käisid seda live biofeedbacki tegema, tüüpiline mure oli see, et neil on krooniline väsimus. Ja see oli see pandeemia aeg ka veel, et stressi hästi palju nii edasi. Ja mõtlesin, et vau, päris huvitav. Ja ma nägin, kuidas päevaga läks kogu aeg nagu energiat tuli juurde. Ehk siis ma ei väsinud enam õhtuks kella 6 ära, ma võtsin kella 7 teha. Ja siis sai toole otsa, et me oleme just mingi 1,5 kuud võtnud. Ja mõtlesin, et okei, ma tahan katsetada, me ei võta 2 nädalat, 3 nädalat, vaata, mis saab. Et üldse vaata, mis saab. Ja 2 nädalaga ma olin umbes samas augus tagasi koos naisega, et meil ei olnud enam füüsiliselt nagu reaalselt jõudu, et midagi teha. Et see nagu tõused hommikul ülesse ja ma jõin kohvi, sest see oli ainuke asi, mis meid suutis nagu käimas hoida. Aga noh, kohviga ma tean endal, mul ei ole kõige parem sõber, sest ma hakkan kogu aeg rohkem võtma. Ja 2 nädalat... Kui eelu peal saad ära ja siis pole energiat üldse. Ja 2 nädalat me siis niimoodi seal kukkusime vaikselt tagasi ja tellime uuesti. Aga siis ei läinud enam 3 nädalat, vaid siis oli 5 päevaga umbes sama koht tagasi. Ja vaat siis hakkas mind see asi rohkem nagu huvitama. Ja ma hakkasin hästi palju materjali lugema ja vaatan, mida doktor Caroline Dean siis mis ta on rääkinud ja mis on inimeste referentsid ja edasi. Ja see hetk, kui ma hakkasin materjali läbi lugema, ma nägin, et on võimalik minna suurte terapeutiliste kogusteni. Ehk siis see minu 400-450 milligrammi on ka vähe, et taastada oma magneesiumi varud. Ja see hetk, kui ma läksin 1000-1500 milligrammini päev, mina olen ka suur mees, see oli see, kus kõige suurem magic hakkas pihta. Ehk siis ma pidin kuna ma ise võtsin oma ärevust aparaadiga maha ja nii kui alati, kui mulle stressi seid, siis ma tunnen kohe, kuidas see vibra tuleb sisse, see ärevus, see on muutud hästi kiirelt oma rääkimisega ja ma pidin, ma laenasin seda aparaati korra Inglismaale ühe koostööpartnerile ja see pidi minema nädalaks 2, aga see 8 kuuks sinna, tollid ja kõik asjad, mis kõik mingid jamad tulid vahele. Ja siis mingi hetk, kui ma olin võtnud neid suuri koguseid, siis ma mõtlesin, et nagu üks elu kõige raskemaid viimase 20 aasta jooksul, kõik asjad, mis läksid sassi, nagu alati, nagu see värk. Aga mis see andis mulle seda, et aparaadi ma järsku avastasin, et vau, mul on elu üks kõige raskemaid hetki, aga mul on nii chill olla ja mul pole ärevust või paanikat, mul paanikat ma ei saa öelda, aga ärevus, et sa saad aru, et vibra tuleb sisse, sa ei saa teha, sa ei suuda keskenduda. Ja mõtlesin nagu täiesti uskumatu, et mul stressi taluvus ja sealt ikka viskas kogu aeg oli järjest igasuguseid negatiivseid asju ja uudiseid. Aga ma tundsin kogu selle ajasul, et mul on nii chill olla. Ja kui aparaat lõpuks tagasi jõudis, esimene asi, kui ma läksin, vaatasin ärevuse ja paanikapunkti, et kõik ideaalselt, mõtlesin, vau. Ja see oli see hetk, kus ma võtsin umbes 23 vana kliendiga ühendust, kes olid kõige suuremad ärevuse kliendid. Ja mina ei olnud siis juba aasta algusest juba toimetajad seal keskuses, mina läksime teeleks laiali.
aga nad ei olnud ikkagi enamus oma nad käisid, nad said väga pikaks need asjad korda. Ma ei ütle, et see on niimoodi, et keegi ei saanud. Mõnikord on nii, et klient tuli sisse, me tegime 2 tundi, kõik korras siiamaani. Et inimesed on erinevad. Aga suurem osa kukub tagasi, sa tahad öelda mingi hetk nad vajuvad lihtsalt tagasi, sest et nad ei muuda oma harjumusi. Kas harjumusi või siis ongi see, et stress on, ma olen täna nii palju targemaks saanud magneesiumi, stressi, läbipõlemise, ärevuse kohta ja ma võtsin nende klientidega ühendust ja ma kuulsin ühte seda sama juttu kõikidelt klientidelt. 2-3 kuud möödudes oli ärevuse paanika hood kõik nullis. Aga sealt hakkasid inimesed täpselt seda sama juttu rääkima. Esimese kuu lõpus energiat, stressitaluvus, on tohutult tõusnud krambid, unekvaliteet tõusnud, krambid kohe läinud. Ja mida ma väga paljudelt inimestelt kuulen, kas on siis esimene või teine kuu suuremate koguste magneesiumi, tohutu teo taha asju ära teha on tekkinud. Et kas see on siis... No pea läheb selgeks, vaata, ma räägin. Aga tead, miks pea selgeks läheb? Enamus inimesi tunnuvad ennast, ja mina olin ka, oled nagu udu sees. See on 2 võimalust, kas sul on magneesiumi puudus, sest magneesium on nüüd kõige olulisemaid mineraalained, et üldse info liiguks rakkude vahel. Ja raamatus on ka ilusasti välja toodud, et kõik energiameditsiin, mis iganes energeetiliselt toimetad või teed, siis kui sul magneesiumit ja mineraalainet rakkudes ei ole, siis info ei liigu. Ja täna ma näengi näiteks, mul on ühed vanad üksikud biofeedbacki kliendid käivad ja ma ütlen täna, et 2 tootega pooltel klientidel pole vaja üldse tulla oma probleemidega, ärevus, paanika. Aga ma näen ka seda, et see töö, mis me teeme aparaadiga, need sagedused, need püsivad kordades kauem paigal. Et ta salvestab, siis rakk hakkab salvestama. Kuidagi jah, see info kas jookseb paremini ja edasi ja mida ma täna näen näiteks on see, et kui mul enda vaatasin, siin ärgistuse punktid olid tohutult paigast ära ja mis tavaliselt on andnud tohutu kergenduse, ma tegin need punktid ära, aga ma väga palju aru ei saanud. Mul on kogu aeg suht mõnus olla. Et ma pigem olen teinud nagu selle aparaadi käid nagu praktiseerimas või vaatamas, sest et nende 100 inimestega, kes meil seal biofitness käisid, mida mina avastasin, kuna mul käisid ka välismaalased, eestlastele on sisse kirjutatud, on häbi, süüdistamine ja süütunne ja lisaks ka alaväärsus. Ja need on eraldi punktid kohe sagedasti olemas, aga alaväärsus ei ole pigem võib-olla otseselt alaväärsus, vaid see on see, et ma ei ole piisav. Ja kui muidu mõned punktid üli hästi ei pidama, kaua kestavad, siis need 4 märksõna on see, et ma ütlen, need on olemata, isegi ma täna vaatan, need on kogu aeg paigast ära. Ja mul käis vist üle, ma ei mäleta palju neid välismaalased, oli vist ikka üle 60 kokku, ma käisin meil vahepeal Inglismaal tegemas ja sa ei leia teistelt rahvustelt siukseid märksõna. Need on ainult eestlastel ära. Ja kui sul on häbi, süütunne, süüdistamine ja alaväärsus paigast ära, siis sa ei võta ka raha vastu. Ehk siis ma ei ole vääriline, vaata. Ma ei tea. Sul on kogu aeg see süüdimine. Et me läksime nüüd teemast natukene kõrvale, kuid see on... Ei, väga hea teema. See on väga hea ja huvitav, sellepärast, et kui ma hakkasin rohkem uurima doktor Caroline Tilli materjali, siis ta toob välja kohe, näiteks meil on nüüd ärevuse e-raamat telgitud ja mis oli nii huvitav ja põnev jälgida, hirmud tekivad magneesiumi puudusest. Muidugi, neerud ja kortisol, adrenaliin. Aga mida ma nägime ka biofeedbacki puhul oli see, et kus inimesed võtsid hirmud maha, inimene hakkas elama. Ta julges ei öelda esimest korda ennast esikohal hakata panema. Ja mul on nii huvitav vaata jälgida neid punkte, sest ma saan reaalselt masina peal vaadata, mis meil endal toimub. Ärevus, paanika, kõik läinud. Stressipunktid, kõik korras, mis olid kogu aeg paigast ära. Hirmud, meil on seal kokku 33 erinevat hirmu. Hirm surma ees, hirm vananem, hirm hakkama saamise, hirm muutuste ees. Ja äraütlemise ees ja nii edasi. Ja kui ma nüüd vaatan ennast ja kliente, kes on juba pikemat aega mineraalainete kompleksi seda magneesiumit võtnud, siis ma näen seda, et kui enne mul olid 3 või 4 hirmu olid korras ja ülejäänud paigast ära, siis täna ma näen vastupidist. Paigast ära ülejäänud korras. Ja kuna ma tean enda pealt ja klientide pealt, et kui sa võtad hirmud maha, inimene hakkab tõesti tegutsema. Toon siukse hea näite. Kui sul on lennuhirm, mis sa teed?
no ikka ei lähe lendama. Või siis jõud veini näiteks lennukis või konjaki, no ongi midagi, või võtakse rahustit, unerohtu. Aga see on jälle see, et sa proovid neid hirme või seda ärevust või mis iganes see paanikahood, sa proovid neid maha rahustada. Et, aga noh, meil olid ka sellised põhikliendid, noh, tikid, Tourette, lihastõmblused, samamoodi ATH täna puhtad. Kõik on hirmutasand tegelikult. Väga palju. Aga just need igasugused lihastõmblused, asjad, stressi, taluvused, kõik asjad. Et ega selle biofeedbackiga ma olen täna näinud ka väga palju asju, mis on nagu, mida mina arvan täna teistpidi, näiteks meil käis hästi palju ATH lapsi. No, aga mis me esimesena ATH lapsele teeme, on viha. Võtame viha kõigepealt välja. Et see on nagu number 1. Ja siis sa sealt hakkad edasi vaatama, mis see taga on see rahutus. No aga vaata, kui väiksel lapsel on ka sundmõtted paigast ära, ärevus, paanika sees on ju hirmud põhjas, millest ta siis üldse räägime. Ja meie arvame, et ei suuda keskenduda, aga tegelikult on tohutu möll sees. Ja näiteks täna mõtlen ka, et meil oli päris palju kliente ja kui laps pissi palla, ma võin kohe öelda, mis punktid paigast ära. Šokk, trauma, ärevus, paanika, hirmud. Need punktid teevad päeva pealt kõik läinud. Ma teen ise hästi palju traumatööd, kus sa räägid, et selles mõttes jumala õige või noh, et hästi palju traumaklientidega. Et selles suhtes on hästi huvitav ja vaadata. Kas siis, kui me võtame nagu bioloogilise tasandil, kui seda seletada, eks ole, et ta toetab siis järelikult ka stressihormoonide nagu tootmine läheb maha, tähendab seda, et hirmukeskus on mükdala, ei saa sealt nii palju seda informatsiooni päevalt, et maha rahunema, eks ju? Ütleme, et kui sa ideaalis oleks see, et inimesele ta on see magneesiumi tase paigas. Ja kui me võtame siin, ütleme, 100-200 aastat tagasi, siis inimestel oligi paigas, sest et väga paljud täna, me arvame selles suhtes, et kui me lähme poodi ostame seda kurki, tomatit, et see on juba tervislik toitumine. Minu hästi suur huviala ja selline uurimused ongi see, et kuidas me mulla korda saame. Et kuidas me saame toita need toidust kätte, sest et enamus inimesi on ka täna seedensüümi puudulikkuses. Ehk siis keha ei suuda toota. Kui sul on näiteks madal maahappe, mis on enamusel ütleme inimestel, siis keha ei anna üldse pankreale selle signaali, et toota korralikult seedensüüme. Miks on maahappe inimestel madal? Millest see tuleb? See tulebki junk food, stress, alkohol, ravimid, beebipillid, kõik sellised asjad. Ja minu enda taust on ka ju see, et ma olin kõva tegid nädalasest hullud tööd ja pärast lihtsalt reede, laupäev, pühapäev, reede õhtust kuni pühapäev põhimõtteliselt panid tina. Aga täna ma tean, mis seal taga oli, mis on enamus inimesi, miks kasutavad mõnuaineid või alkoholi või midagi taolist, on see sundmõtted. Vaata, kui sa teed kõvasti sporti, paned kõrvaklapid pähe, sul jälle, aju ei suuda kahte asja teha korraga. Kui sa vaatad mingit seriaali, vaata, aju ei suuda oma neid sundmõtteid teha. Aga sundmõtted võivad kõige kiiremini suurte hirmudele. Hirm on see, mis suudab kõige suuremat stressi teha. Ehk siis, kui sinul on mingisugune, kuidas öelda, jääd kuskile ketrama, ja kui me nüüd lähme neuroteadusesse, see on üldse hästi huvitav maailm. 50% sinu päevamõtted on kõik välja mõeldud. Keha ei saa aru, kas see on välja mõeldud, sest tegelikult aju on täpselt sama, aga kui sul on see stressi ja selle kortisooli nagu kõige suurem käivitaja on hirm, siis ma ütlesin ka klientidele, pange kuuks ajaks telekas kinni, vaata siis, kuidas sul tuleb. Ära uudiseid vaata ja põhimõtteliselt kõik, kes seda proovid, kas või nädal või 2 tulid tagasi 6 aja pärast, ütlesid, täiesti uskumatu. Esimene sõna, täiesti uskumatu. Ehk siis see hirmu, ega me aju nii ketrab seda täiesti lampi genereerinud asju, mida pole üldse olemaski olnud. Aga jah, täna probleem on see, et inimesed on tohutus magneesiumi puuduses. Miks? Et kui me vaatame ka selles suhtes, ma ei tea täpselt, mis aastal viimati tehti need toitainete uurimised, aga me räägime nendel 10 aastaid tagasi. Vahepeal oli keegi neid teised ülikallid. Aga toitainete kogus täna toidus ja see, mis ta oli salast, see on tõesti, see on nii kaugelt. Nii et siis sa ütled, kui inimene teeb isegi toitub tervislikult, see juba taimetoitlased kõik, siis ta tegelikult reaalselt ei saa toitainet seal tegelikult ei ole. Seal isegi sa võid seedensüümidega toetada ja sa saad rohkem kätte, aga juba see toit isegi, ma ütleks täna, kui sa mulla ei ole korda täid, siis isegi see mahetoit, kui sa iga aasta kasvatad ühe sama põllu peal, seal ei ole enam seda toitinit. Aga täna ju mahetoitu tegelikult hästi palju, ma olen Hollandis vahepeal elanud, tarnitakse Hollandist ja see kasvatatakse need tegelikult ja metalltorude sees. Et vesi on seal metalltorusid ei olegi mulda. See ei ole mulda ja see on hästi selles suhtes, sa võid
no ütleme niimoodi, et mida mina olen soovitanud ja 6 aastat kasutanud, on Eesti maheväetis, on taimeramm. Okay. Ja kui sa seda korra kas või lillede peal toas kasutad, siis sa hakkad aru saama, mis tegelikult toimub, kui see lill järsku kasvab 2-3 korda suuremaks. Või sul on surnud lill, mis on võimalik täiesti ellu tagasi tuua. Ja see taastab mulla mikrobiomi kõik need mineraalained. Ja olles nüüd ise seedensüümi maailmas ja toitainete omastamine on nagu nii põhjalikult selgeks tehtud, siis taimed näiteks, kui mullas on vähe mineraalaineid, ta korjab need sealt kokku ja siis kui vili valmib, mis ta teeb, kui mullas on iga tahab mulda tagasi. Ta on tagasi seal, enne kui see jõud isegi ära korjata. Nii et taimi tegelikult ei ole seal tegelikult ei ole midagi. Me räägime korraks veel nendel, kes ei tea, aga seedensüüm aitab teha seda, et lagundab toidu keemiliselt peenemaks, et need toitained reaalselt kätte saaks. Et kui me sööme, et see seedimise protsessi käigus, et me muidu ei saagi tegelikult, sest meil ei ole oma ensüüme, mis piisavalt teab. Ei, ütleme niimoodi, et enamus inimesed on seedensüümi puudulikkuses, sest nad on ära kurnanud oma seedesüsteemi. Millega? Kas siis küpsetatud toidu söömisega kogu aeg või siis poolfabrikat ja fabrikat tooted on kõige hullemad üldse. Ehk siis see kurnab. Inimesel on tegelikult kehas on olemas ka metaboolsed ensüümid, mida suudab ainult keha siis toota. Ja nemad vastutavad siis iga raku biokeemilise reaktsiooni eest. Ehk siis kui sul neid metaboolseid ensüüme on vähe, siis su keha ei tööta enam korralikult. Ja kõige lihtsam näide on see, et proteaas ensüüm lagutab valku. Kui sinu keha suudaks piisavalt toota proteolüütilist proteaasi, siis viirused on ainult valguühendid ja see lagundab valku. Ehk siis mida me nägime aastate jooksul ja ensüümiterapeutidega rääkides, viirused, kõik vähi, kõik sellised asjad on nagu, nendel jookseb juhe nii kokku. Ja minul võttis aega vist 6-7 kuud ja ma näen klientide ja tuttavate pealt samamoodi. Nad võtsid järjest seedensüüme 3 korda päevas iga suurema toidukorraga, aga see võttis aega, et oma immuunsussüsteemi taastada. Keegi ei jää enam haigeks. Ehk siis kehal on võime ennast ise taastada, aga keha ei suuda 2 asja korraga teha. Toota seedensüüme ja toota kehasiseseid metaboolseid ensüüme. Ja siis tal on alati see valikuvate kaalukaus. Ehk siis nüüd me hakkame aru saama ka, et vaata, miks sellised paastumised või siis juicingud või sellised asjad hästi töötavad. Sa võtad kehalt, annad kehale puhkust ja keha saab hakata siis metaboolseid ensüüme sellel hetkel tegema, kui ta ei pea seedimisega tegelema. Ehk siis, et ütleme, seedensüümid on selline väikene biohäkk, mida sa saad nii-öelda teha. Igapäevaselt, jah. Et ta teeb selle eelseedimise su kehal ära ja kuna enamus, kõik toidulisandid, mis on seedensüümidega on taimsed, et need ei muuda su keha laisaks ka. Nii kui sa lähed loomsete peale, loomsete seedensüümide peale, need muudavad su keha laisaks, aga seda kasutatakse puhtalt juba vähiravi, ma tean, Saksamaal igal poole need hästi populaarsed. Ja Mesym Forte näiteks on, aga need on nii lahedad, et me teame, ma ütlen ausalt mitte mingit tulemust. Aga kui inimene võtab kogu aeg näiteks neid seedensüüme, siis selles mõttes ei teki seda efekti, et keha siis ise ei tooda enam midagi või nagu... Ei, seda ei ole. See tuleb ainult siis, kui sa võtad loomsid, aga Eestis nagu nii, neid saad ainult ravimine osta. Eestis neid, Mesym Forte on vist ainult, aga ta on nii lahja, et Mesym Forte müüakse küll seedensüümi all, aga tema alles hakkab tööle soolestikus ja kui sa tahad, et seedensüüm peab ikkagi mao ülemises otsas tegema selle eeltöö ära, et ta võtaks kogu selle nii-öelda stressi ja selle koormuse sult maha. Aga seedensüümidest võib eraldi saata ja see on nii pikk teema. Aga kus me jõudsime selle toitainete juurde tagasi, et tänapäeval kõige suurem probleem on tegelikult see, et magneesiumit ei ole enam mullas. Nii kui sa korraga kasutad Roundupi, mida tehakse väga palju ka, ütleme, teravilja, siis kui Roundup läheb maha ja ta on nii aktiivne aine, kõik need igasugused raske metallid, et ta seob magneesiumi enda külge ja järgmised 40-60 aastat enam seda hetkel ei oska keegi rohkem öeldagi, sest pikemaid uuringuid ei ole, aga igasugused nii-öelda need nafta baasil, vaata need, kuidas öelda, väetised, mida kasutatakse, 7, ma ei tea, elementi, palju seal sees on,
et üldiselt nii kui sa kasutad mürkainet, kemikaale, asju, ta seob mineraalained, mitte ainult magneesiumi, vaid teised ka, seob enda külge ja siis ta on juba nii suur, et taime nende rakkudes, kus need nii-öelda kanalid on, need ei lähe enam sealt läbi. Ehk siis taim ei saa enam mineraalaineid nii-öelda korralikult kätte. Ehk siis me täna sööme seda toitu ja see on suur vahe juba, ma ütlen isegi 5 aastal, mis siin vahepeal nagu toimunud on. Tänapäeval enamus kurke kasutatakse ainult klaasvilla peal ja keemilise väetistega. Ja tomatitel pole mingit maitset. Aga nüüd Soome üks kurgitootja on avastanud selle taimerammu, see on vedelal kujul ka. Ja mis sa arvad, kelle kurgid ja kogu kaup on koortletilt läinud? Ehk siis sa kasvatad taime, mis on energeetiliselt tugev ja näiteks meil kurgid tavaliselt kasvasid, ma ei tea, ninani taime, see on tavaline. Ja esimene aasta, kui me panime selle taimerammu, see läks niimoodi üle sealt katuse, läks alla ja siis veel kasvas niimoodi ja see oli paksu, see külmaks läks, paksu. Ma pole elu sees, meil on põllumajandusega terve elu nagu toimetanud. Ma pole elu sees sukest asja näinud veel ja tomatitaimed. No nagu džungel on, ma mõtlen nagu tuttavad, kes tuli, mis sul siin toimub, vaata. Muidu ei üle peale kasvanud ükski taim ja nüüd tomatid ja kõik panevad nii. Ma võtsin tomativäedid, ikka puhastati, viskasin välja siin ukse juurde ja mul on pildid ka alles ja seda arvan, et väedid läksid kasvama, suured punased tomatid tulid sügiseks külge. Mõtlesin nagu, ja vaat see on see, mis tähendab seda, et sul on taim on energeetiliselt tugev, sul on kõik mullas olemas. Ja nüüd Erena brändi looja Dr. Caroline Dean, neil on ühest probiootikumi tootmisest jääb siukene, nemad nimetab Mighty Mashiks selleks, jääb üle ja nad tegid Hawaii, kus siis Dr. Caroline Dean elab, tegid ka katse. Ja mida nad avastasid? Nad panid seda probiootikumis tootmises, seda massi panid põllule. Nad tegid redistega katse, see on kõik dokumenteeritud. Netis saab seda isegi alla vaadata. Ja nad tegid 2 katselappi. Ja nad arvestasid, et siis, et saagi pealt nad siis otsustavad sellega, et mis ei ole kahjurid üle käinud, mis on korras saak ja siis teevad testi. See põld, kuhu nad ei pannud Mighty Mashi, nad said lõpuks vist oli 3 poundi, ma ei tea, mis on 1,5 kilomeetrist. Ja nüüd see lõik, kus nad tegid selle Mighty Mashiga panid, nad said 33 poundi. Ja mida nad avastasid? 10 korda. Ja mida nad avastasid? Täpselt sama asi, mida mina oma kasvuhoonest näen. Taimed ei sure välja, kahjurid ei ole kuskil. Ehk siis nemad said sama tulemuse, kui muld on korras ja taim on energeetiliselt tugev, siis ei tule kahjurid kallale. See on siis see sama tegelikult efekt selles mõttes, sest oleme selle energeetilisel tasandil ongi see, et parasiidid ei tule, kui sa oled energeetiliselt tugev, siis nad ei saa siin nagu, seda ei saa, nagu see inimene samamoodi, eks. Parasiitidest, kui me räägime, siis ka järelikult, jah. Ma arvan küll, ma ei oska praegu öelda, aga mina olen seda konkreetset väetist kasutanud 6 aastat taimerammu, ma absoluutselt kõigile soovitanud. Me siin proovime isegi lasteaias, et teeme võib-olla kasvuhoone ja siis lapsed kasvatavad ise. Selgides. No jaa, meil poiss käib ise Valdorfis, ilmapuu Valdorfis, me saime juba kokkuleppe, et tavai teeme kasvuhoone, et lapsed saavad ise oma kurke tomateid suvel kasvatada ja võib-olla juba nüüd talvel teeme ruumides sees vaata mingisugune asja. Koti mingid põllumajandus teha. Ma ütlen, et see väetis paneb ikka niimoodi asjad kasvama. Amplid 3 korda suuremad. Et tohutu vägi vaata, mis tegelikult on. Aga jah, tänapäeval on probleem see, et ega ausalt öeldes mul on tänapäeva noortest nii kahju, kes tegelikult üritavad vaata, kes avastavad selle tervisemaailma või kuidas on hea toituda, mis on, sest sa lähed poodi, ostad selle kurki tomati ja sa mõtled, et see on kõik hea, aga seal ei ole toitaine. Enamus inimesi täna sureb tegelikult toitainete puudusest. Et meil on see huvitav aeg, kus meil on toitu nii palju, aga see ei ole tegelikult toit. Orkanid ütlevad üles, sellepärast, et olen just vaadanud, et ma rääksin siin toortoitumist. Ma näen, et tegelikult energiavälja täiesti ära kurratud inimesed, kes tegelikult toortoitumisega tegeleb, seda ei saa midagi. Mina ütleks niimoodi, et nagu üks terapeut ütles nii hästi selle kohta, et vaata kõik siin päris palju, et igaüks ütleb nii, veganlus on kõige parem, keto on kõige parem. Ma olen need kõik asjad läbi käinud, aga ta ütles nii hea lause, mis pani muigama. Kõik need, kes on avastanud vaata mingisugused toitumised või asjad, kõik ütlevad, et temal on see kõige parem, aga tegelikult seal on vaata üks ühine nimetaja, et kõik inimesed on rämpstoidu oma elusest välja saanud. Jaa, on küll. Selles suhtes,
Ja nüüd küsimus ongi, et millega ta enne nüüd alustas. Ma tean inimesi, kellele sobib ülihästi veganlus ja ma tean inimesi, kes võivad ära surva veganlus. Aga sama on kõikide teiste toitumistega. Aga need on alati üks ühine nimetaja. Nad on selle jama. Ja kuna minul nüüd vaata see seedensüümide maailm ja siis soolestik on nagu nii põnev, vaata ma tahan aru saada, kuidas inimene tervikuna töötab ja miks mul see biofeedback ja kõik see energia ja need sagedused meeldivad. Ja siis hakkas järsku, kui me tulime Riimägiga turule, siis läks mingi 1-2 mööda ja siis hakkab üks inimene kirjutama. Kuule, pole nüüd tükk aega ensüümi ostnud, aga proovisin magneesiumi teil. Ja kas siin on mingisugune seos? Ma saan süüa neid toite, mida me enne sain ainult ensüümidega süüa. Mis tekkis nagu allergia või raskesti liiditab, talumatus? Jaa, et toidu, kui sul on puhitused, gaasid, väsimus peale, söök või talumatus nagu mingisugust. Jah, see on tegelikult ensüümide puudulikkus, ehk siis tekib see väsimus, kurnatus. Aga nad kirjutasid, et nad said süüa asju, mida nad varem said ainult ensüümidega. Ja siis ma nagu, ja siis tuleb üks küsimus, teine küsimus, kolmas. Ja siis ma mõtlesin, et mina ei saa sealiha süüa, vaata mul on ta täiesti punane. Ja mõtlesin, et ma proovin, ma pole mitu aastat söönud. Ja kuna ma olen vaata juba hästi pikalt võtnud magneesiumit ja maitsen ja wow. Minul jäi need ensüümid ka. Sul oli raskus nagu siis? Mul oli niimoodi, et ma nagu öösel higistasin, ma ei saanud magada, krooksusin, vaata liha ei seedunud ära ja see oli tavaline ammu, kui ma ensüüme ei võtnud, sest ma alati ei saanud eriti midagi süüa. Ja siis kirjutan doktor Kärarandinile, et kuule, et kas ensüümi puudulikkus ja magneesiumi puudulikkus omavad seostatud, et jaa, saatis mulle kohe artikli ja tänaseks ma võingi öelda, et kui ensüümid lahendasid mul selle probleemi ära, seedensüümid, et mul ei olnud puhitusi kaasa, ma sain süüa toite, mis mul varasemalt valmistasid nii-öelda tohutut raskusi, aga nad ei parandanud ära mul maahappe. Kvaliteeti. Jah, ehk siis mul oli ikkagi madal maahappe, ma olin nagu sõltuvust kogu aeg ensüüm. Ta andis mulle selle hea elu kvaliteedi, mis on süüa asju, mida ma enne saanud üldse süüa, kuid ta ei lahendanud minu jaoks seda probleemi ära. Ja tänaseks on mul maahappe korras. Ehk siis minu maahappe on magneesiumi ja mineraalainetega korda saanud ja mu keha suudab nüüd toota ise korralikult seedensüümi. Aga sa võtad ikka juurde? Ma mingil hetkel, ma ei ole nüüd nii hea võtja, nagu ma ennem oli, sest et enne magneesiumit ma lihtsalt ei saadki muud moodi. Aga ma ütlen, et esimene, 6 aastat tagasi, kui ma esimest korda neid ensüüme proovisin, siis oli täielik elupäästja. Kui läks juba siuke 3, 4, 5 kuud mööda, kui ma neid tarvitanud, siis ei olnud enam ka probleemi, kui ma paar päeva jätsin vahele. Aasta-poolteist läks mööda, siis ei olnud ka probleemi, kui ma 6 aega jätsin ensüümide võtmis vahele, aga siis tundsid, hakkasid tagasi raskust tunnen edasi. Aga täna ma lihtsalt võtan teadlikult, et ma tean, kuidas ta immuunsus toetab edasi. Kuid, kui mul on valida, kas ma võtaks täna neid magneesiumit mineraalaine kompleksi ja seedensüüme, kui mul on valiku võimalusi, mul ei ole võib-olla mõlema jaoks nii-öelda seda finantsi nii-öelda, siis ma läheks täna magneesiumi peale. Et ta võtab kui natukene aega, ma ei saa öelda, et nüüd kõigil täpselt samamoodi töötab, aga kui ma tean täna, et seedensüüme keha korralikult ei tooda, kui sul on madal maahappe ja ensüümide tootmiseks ja maahappe tootmiseks on niikuinii mineraalained vaja, siis ongi siuke 2 otsaga need asjad. Nii et täna ma enam ei soovita esimesena ensüüme. Pigem, sest et ta lahendab selle juurpõhjuse ära. Minu jaoks on see nagu olulisem. Et ta võib olla mõnes kohas ülihea abimees, aga jah, mina saan esimest korda sealiha süüa pikka aja. Aga siin on ta ka teine toode tegelikult juures, nad on müügil ka koos paketina, et siis on mineraalide ka siis selline, siin on päris mitmed, siin on ka vist magneesium mineraalide sees on ju. Jah, väikses koguses. Väikses koguses, aga siin on päris mitu erinevat mineraali. Riimont on tegelikult välja töötatud kilpnäärme, et kilpnäärme üldse korralikult töötaks ja kilpnäärme üle alatalitus ja Hashimoto, et selle nii-öelda toetamiseks, et korda saaks. Ja meil on ka olemas tegelikult e-raamat kilpnäärmest hästi põhjalik. Ja ma ütlen ka nii, et kui ma vaatan täna ärevuse paanika kliente, siis need oleks nagu must ja asjad koos nii-öelda, sest nii kui sul on ärevuse paanika, siis nii on sul kilpnääre ka. Aga kui me vaatame
ehk siis ta paneb tohutu ärevus, stress, läbipõlemine, paneb tohutu koormuse tegelikult kilpnäärmele. Ja kui me vaatame näiteks rasedad või sünnitanud, nad on täiesti tühjaks tõmmatud magneesiumist ja mineraalainetes. No rinnaga toitmised, üleval olemised, neerudel kõik koormus, kõik asjad, jah. Et seal on palju häid muid tooteid, aga ütleme, minul on number 1 on magneesium, riimait ja kaalium ja siis mina ise kasutan veel seda C-vitamiini, nagu sulgevad. Ja mul on C-vitamiin siin sees, on C-vitamiini segu. Et C-vitamiini kõige suurem eelis on see, et ta varjab ära selle tugeva mineraalaine kompleksi, vaata kui sa lähed maitse, kui sa lähed suuremate kogusteni. Aga jah, selles suhtes, et... Aga kui sa nüüd võtad siis seda magneesiumit, me oleme siin Tõnuga rääkinud, eks Tõnu ütleb, et nemad andsid siin eluga oma seal, ma ei tea, emadele, isadele, ütleb, et inimesed ei saagi seda võtta, et saavad alustada üliväikest mingi mõne tilgaga ja naha peale. Nad ei saa sisse poole võtta. Oleneb inimesest täiesti, et kui on inimene terve, teil ei ole terviseprobleeme, ravimeid ei võta, siis ma ütleks küll, et võib-olla 1 millist alutada pipetist, et 1 mill on seal 60 milligrammi. Pipett juures ja see 1 on 1 mill. Ja siis sa võttagi tilkadena või kuidas sul endal on. Näiteks ärevusel on puhtalt välja töödud ärevuse raamatus ka, et kuna nemad on nii tühjaks tõmmatud, ärevuse ja paanika klientidel on nagu surnud ring. Nii kui sa oled stressiseisundis, keha hakkab tohutut magneesium tarbima. Nii, aga kui sa tõmbab magneesiumist tühjaks, siis neerupealsed enam ei ole nagu tügatse. Ehk siis ärevuse klient on nagu lumepalli efekt. Ja lõpuks inimesed ongi nii suurtes ärevushoogudes ja paanikahoogudes, et ei olegi mingit muud lahendust, et kas siis ongi mingid, ma ei tea, rahusteid või asju võtta nende juurde või siis lõpetavad ka nende läbipõlemisega. Ja mida ma biofeedbackist panin tähele, kuna ma ise olen 2-3 korda elus läbi põlenud, viimane kord said juba nagu ise õigel ajal nende jaole, aga ega läbi põlemisel ei ole mitte ühtegi sihukest märgukelle. See tuleb niimoodi, see tuleb järsku. Kuid mida ma panin tähele biofeedbacki osas, seal on märgukelled. Ärevus ja paanika on minu teada ainukene asi, mis näitab ära. Ja kui sul on pidevalt kogu aeg ärevus ja paanika sees, see on sellepärast, et närvisüsteem ei ole maha rahustatud ja magneesium on just see, mis seda rahustab. See on pantiline kogu aeg tööl, parasympaatiline enam ei tööta. Aga see on traumast tulenev juba tegelikult pikaajaliselt. Ja seal on, ma ütlen, seal on alati mingid traumat taga, kes ei ole lihtsalt niisama, aga selles suhtes jah, tõesti nagu huvitav nagu jälgida ja ma ütlesin mõnele kliendile ka julmalt, et kui sa praegu sinist lehte ei võta endale 8 kuuks, siis... Vasti midagi ütleb üles. Mitte üles, aga võib-olla lõpetad veel hulemini kuskil, sest et meil käis ka seal neid suitsiidseid, kellele saime hästi kiiresti tagasi rajale. Et jah, ta ei lahenda nagu kõiki asju ära, aga jah, ütleme nii, et kui sul on 80% su kehast töötab tänu magneesiumile, siis ütleme 80% oma teemadest võiksid nagu saada abi. Ja mis meil siis see tänase reaalsus on selle magneesiumi puhul käib meie kehas, et kui palju seda siis... Ma ütlen, et heal juhul inimesed, kui me räägime Eesti inimesi, aga ütleme, ma arvan, et kõige rohkem, kus täna magneesiumit võib-olla saad, on kaladest. Merekaladest just. Et see tundub siuke nagu kõige... Sest vanasti ei olnud probleemi, inimesed said umbes 500 milligrammi päevas magneesiumi toiduga. Täna ma ütlen, heal juhul see on 100-200. Ja kui sa võtad umbes niimoodi. Ja kui sa võtad veel selle juurde, et meil on stress, meil on kogu aeg meil on see pandeemiast kuni elektritõusudeni, nüüd tulevad jälle hinnatõusud. Tegelikult see kodus peaks olema veel suurem, et tarbida magneesiumit. Tavaliselt doktor Kälan-Andin on ka öelnud, et kui sa soovid oma magneesiumivarusid taastada, siis see võiks olla 2-3 korda suurem päeva soovitud kogusest. Keskmiselt naistel ja meestel me räägime 309 milligrammi päevas, et sa üldse tuleks... On soovituslik päevakogus, et sa üldse tuleksid oma asjadega et sa ei jääks miinusesse. Kas see on siis 4 pipetti või? Oi, see tuleb isegi rohkem. 1 pipett on 60 milligrammi, 10 pipetti täit on 600 milligrammi. Ja väga paljudel inimestel 600 on juba päris hea kogus. Ja kui me vaatame nagu magneesiumi raamatus, kus on siis tegelikult ju välja toodud 68 haigusseisundit, tänaseks on juba vist 70. Aga need 68 haigusseisundit ei ole tegelikult haigusseisundid, vaid need on magneesiumi puuduse sümptomid. Ja kõik need, mis on raamatus, need
magneesiumi puuduse sümptomid on välja toodud, kõik need asjadel on ka referentsid taga. Et Ivar on siis alles hiljuti ka värskelt trükistunud või kirjastanud selle magneesiumi raamatu, et täielik tervise puudub lüli, siin on taga ka siis selle Reemagi tegelikult info, eks ju. Ja siit raamatust saab siis lugeda siis kogu seda kõike. See on kogu raamat on teaduspõhine, siin on vist üle 660 referentsi. Doktor Caroline Dean tegelikult on maailma juhtiv magneesiumi lisandite spetsialist, aga ta on ka maailma juhtiv magneesiumi puuduse juhtiv spetsialist. Ja ta on tegelikult mineraalainet vist üle 25 või 30 aasta juba uurinud ja oma tööga siis tema ju otsis, ta oli tegelikult ka ju tugevad magneesiumi puuduse sümptomid. Et kui tal kunagi paluti kirjutada raamat magneesiumist 300 lehekülge, siis tal jooksis ühe kokku, et kuidas sa saad ühest mineraalainest nii palju vette kokku. Ja kui ta hakkas seda asja kokku panema uurima, siis ta avastas, et ta on tegelikult kõige tugevam magneesiumi puuduse sümptomid, migreen, südapuperdamine, kõik sellised tüüpilised need silmatõmblused. Temal oli ka ärevuse paanika nii-öelda. Ja kui ta hakkas seda materjali läbi töötama, siis 300 lehekülgest oli 400 lehekülge, aga tema hakkas otsima, et kas on kedagi tootjad, kes suudaks teha magneesiumi, mis ei ole kõhtu lahtistava toimega. Ja mis imendub. Ja mis imenduks väga hästi. Ja ta kulus tegelikult 10 aastat ja ta ei leidnud mitte ühtegi tootjat, sest keegi ei tahtnud sellega otseselt tegeleda. Ja ühe keemikuga nad siis hammustasid selle tänase valemi läbi. Ehk siis nad suutsid teha mineraalainete kompleksi, olenemata, mis iganes see on, neil on seal kaalium, kaltsium, tsingid, mineraalainete magneesium. Ja nad on suutnud siis võtta magneesiumkloriidi, see on 18-etapiline protsess, väga keeruline, aga nad on suutnud magneesiumkloriidi, mis on iseenesest ka väga hea magneesiumi vorm, aga nad on suutnud teha siis magneesiumiooni ja kloriidiooni eraldada ja suutnud panna see ioonilisse stabiliseeritud lahusesse. Mis kõige suurem probleem täna magneesiumiga turul on? See on üks ma arvan, kõige enam tarbitud toidulisand ja viimastel kuudel ma olen hästi palju kuulnud ka, et peavoolumeedias on hakatud sellest hästi palju rääkima, sellest kasulikkusest. Aga magneesiumil, kõik teised vormid, mis turul on, üldiselt imenduvad 4–30%. Ja kohe hakkab, ma tean, kõik vaidlema vastu, aga näed, siin ütleb, et 80, 90 ja nii edasi. Ja ma olen sellega täiesti nõus. Kui sul ei ole soolestiku vahel. Ehk siis probleem on selles, et kui sa võtad mingid kapslit või tabletti või vedelikku, ta peab minema läbi soolestiku, et imenduda. Nüüd küsimus on see, et mis seisus sul soolestik on. On sul tekki, ärritan sul, et mis seal on, kas on mingid takk, kõva mingisugust ollust täis, eriti kui see on mingid gluteeni asju, see kivistub sinna niimoodi ära. Ja inimesed, kes teevad soolepuhastus, järsku tuleb siukest energiatõusu. Ja, mina olen ikka korra aastas teinud. Ja ma väga soovitan, see on hästi panustav, isegi kus sa sööd kõike tänapäeval ideaalselt toitu, ma ei usu, et enam kuskil niimoodi saada. Ja esimene etapp on siis soolestik, palju sealt üldse suudab läbi minna. Kuid nüüd magneesiumi puhul on järgmine ülioluline on see, et kuna magneesium on üliaktiivne aine, siis kõik 80%, mis su kehas on, tahab kohe saada magneesiumi, sest enamus inimesi on tugevas puuduses. Ja siis näiteks energia tootmiseni sul üldse seda ei jõua. Ma pole mitte ühelgi treeneril, ma pole ühelgi tuttavad, kes on tarbinud magneesiumi. Ma ei ole mitte kunagi nende 20-30 aastas sporti hästi palju, kunagi kuulnud keegi ütleb, kuule esimese kuu lõpu tarvitasime tulen tohutut powerit või et mul on meeletu depressioonis ja nendest kasutatakse ja meie oma töötab täpselt samamoodi. Aga vaat siin ongi, siin on soolestik vahel ja teine kohe on see, et keha selle vähegi, mis sealt tuleb, tõmbab ära. Ja doktor Caroline Deani oma aastakümnete jooksul ütlebki, et 4–30% saad tegelikult toidulisanditest kätte. Ja kuidas siis Reemag on teistmoodi? Reemagil on see, et kuna ta on suutnud viia selle pikosuurusesse ja pikosuurus ei ole midagi erilist turul, aga pikosuurus on tegelikult üks väiksemaid suurusi ja ta on elektronist veel väiksem. Et nano on kuskil kosmos juba nii suur juba seal võrreldes pikoga. Aga miks just piko? Sest piko suurus on nii suur, et ta läheb raku kanalitest ilusasti läbi. Et sa võid kuni 6 pikosuurust kuulikest kokku panna, need veel lähevad läbi. 7-8 enam ei lähe, kui need suurus on. Ja sama probleem on sellel mullal.
Ehk siis, kui need keemilised väetised sa paned maha, ta isoleerib magneesiumi endi külge, ta ei lähe enam sinna taime rakku samamoodi. Ehk siis meil ongi täna suur probleem, et me ei saa magneesiumit enam toidus. Ja stressis olukorras me kogu aeg. Ja kuna nad on suutnud selle panna pikosuurusesse, aga nad on teinud ka selle laengu stabiilseks. Ehk siis see ei lähe mitte kuhugi mujale, kui ta on vastupidi laeng rakuga, et läheb otse rakku. Rakk suudab teda omast. Ja nad tegid ka kliinilisi uuringu ja nad said uuringus, et see omastub 99,98%. See on kliiniline uuring, hästi kallis, mis nad tegid. Ehk siis tänapäeval on ka tegelikult suur probleem on see, et ei ole korralikku magneesiumi puuduse testi üldse. Ehk siis meil on olemas see tavaline 250 maksel test, mis ei näita mitte midagi, sest et 1% on ainult sinu kehas, veres on magneesiumi ja veri alati kompenseerib igalt poolt seda. Siis teine, mis me nüüd saime, oli siis RBC magneesiumi test, ehk siis eutrotsüüdide, see ütleb ju vere raku seest. Kuid see ei ole ka väga täpne, ehk ta annab juba mingisuguse aimduse ja seal peaks ka vaatama seda kõrgemat poolt, seal on pandud mingi 1,3 või 2,6, aga tegelikult peaks vaatama, et oleks 2,4 või 2,6 üldse. Aga selle test maksab juba peaaegu 100 eurot, ja tegelikult iooniline test oleks kõige parem. Kaltsiumit saab niimoodi testida, fosforit, kaelu, mingit väga palju asju. Aga millegi põhjal ei ole lastud seda avalikult massidesse turule. Ehk siis seda õiget magneesiumi testi, mis siis võtab vaba magneesiumi sinu raku sees, mida meil oleks vaja teada, siis neil on võib-olla paar kohta mingid uurimislaborid, mis on võimalused teha. Nii et doktor Caroline Hill ka enda poolt, et täna juba viimast 10 aastat kõik, et see saaks nagu massidesse, et kui kaltsiumi, fosfori ja muid asju sa saad niimoodi iooniliselt mõõta, et miks mitte täna magneesiumit. Ehk siis ja mida inimesed täna näiteks, Tõnu võib ka rääkida nüüd oma kogemused ka, kuna ta imendub, põhimõtteliselt ega ta sul väga palju sinna soolestikku ei jõuagi. Ehk siis nii, kui sa seda jood, siis ta imendub läbi su limaskesta ja läheb sisse. Ja no võtta siin ongi, kõik, kellel on lekkivad sooled, ärritatud soolesündroom, näete see üldse tegelikult magneesiumi võtta, see tableti või see kapsli kujul, siis see niimoodi möll läheb seal lahti. Ja mis on hästi huvitav on näiteks see, et Tõnu on nüüd juba vist katsetanud, aga kui sul on näiteks mingisugused lihasvalud või närvivalud, võta seda kontsentraati, hõõru see koht sisse. Aga lahjenda ära enne? Ei, see on nüüd vahe, et kui sa paned naha peale, siis pane kontsentraati. Aga ta hakkas põletama, no Tõnuga rääkisin, pani selja peal hakkas põletama. Okei, siis on tundlik natuke. Mina ikkagi ütleksin, et ma olen vaadanud selliste asjadega pigem natuke kookosõliga segada, et siis ta võtab maha seda põletusefekti. Aga mul oli enda nüüd paar nädalat tagasi, et tuli, kuule, vaata, massöörid Ameerikas ja USA-s ja igal pool Kanadas kasutavad seda. Ja siis mõtlesin, et naine ütles, et aga oi, ma olen juba 6 kuud niimoodi teinud, vaata kui põlved või ütleme õla. Enne magama ja minekut on see kokku teinud, ütles üli rahulikult see magada. Ja nii kui ma selle välja ütlesin, 2 päeva hiljem lõi mulle selle tiivanukki taha lõi selle tohutu närvivalu. Et see on selline närvivalu, et vahet teile, mida see teed, ikka see läheb 4-5-6 päeva, siis kaob kuidagi ära. Ja naine siis öödus sisse ja täitsa lõpp nagu, see oli nagu vist minutite küsimus, 7-8 pealt valu läks mingi 1 peale ja hommikuks oli näinud. Siis 4-5 päeva hiljem läksin välja, panin poisi, tahtsin autosse panna, läksin õhukest riietega, lasteaeda hakkasid minema ja jäin sinna nagu jaulama taga vist, päris, ma ei tea, mis tal siis oli raske hommik või, aga üsna ma jäin sinna päris kauaks ja külmetasin ja tunnen päeva peale, et enam vasakule kaela ei saa, siis on see kogu kehaga, vaata, niimoodi lased ja mõtlesin, et okei, ma proovin uuesti. Tegin ära ja see tõrv oli mingi 2 minutiteks möödest. 4-5 pealt valu läks 0,5 peale, mis on nagu päris huvitav. Aga ma olen ka kuulnud paarilt inimesed, et eriti kellel on nagu õrnahk olnud, et hakkab kipitama. Ja pigem siis segada kokkusõliga. Kokkusõliga on midagi taolist, jah. Aga mis nüüd juhtub, kui inimene võtab, eks ma rääkisin siin, et osad ei saa üldse võtta saada väikeste kohustust, mis see on, kui võit läheb lahti, mida see näitab, mida see teeb? No ütleme niimoodi, et ta on selles suhtes jah, ainuke vorm, mis ei tekita kõhulahtisust, aga alati magneesium. Minu meelest magneesium on üks kõige turvalisemaid mineraalaineid üldse, sest tal on alati see turvamehhanism. Ehk siis, kui rapud on üle külastanud
või kui rakud on nii kehvas seisus, et nad ei suuda korraga vaata suurt kogust vastu võtta, siis ta lööb sul ikkagi kõhtud kõhu lahti. Ja siis ta lihtsalt tuleb välja. Lihtsalt tuleb välja. Midagi ei juhtu. Jah, aga siin on kindlasti see, et kui inimestel on ikkagi terviseprobleemid või ta ongi, kuidas öelda, ma ütleks pigem jah, et sa võtad ravimid, sa tunned, et sa ei ole terve. Või kui sul on ärevuse paanika, alusta aeglaselt, et iga asjaga keha... See ta ei imendaks. Algul need rakud ei isegi või vastu võtta. Et ma tean paari juhtumit, mitte küll Eestis, aga USAs, et inimese seisukord võttis 36 ravimit. Inimese seisukord on nii hull, et pidi alustama 1 tilk liitri vee peale ja siis seda vett nad panid niimoodi määrad peale. Ja niimoodi töötas ennast üles kuni sinna 600–900 milligrammini päevas. Neid 10 pipetti või rohkem päevas, siis tegelikult ütleme niimoodi, et inimesed on erinevad. Tõnu, ma tean ka, niimoodi üle 3 pipeti täis võtta. Et inimesed on erinevad, inimeste stressitaluvus on erinev. Mis sul elus parasjagu toimub, kus sul on kõik hästi, sul keha kulutab vähem magneesiumi, sul ei ole seda stressiseisundit. Aga minu puhul ma võin küll öelda, et ma nüüd tegin 2 nädalat nagu hästi lohakas oli, kui nii võib öelda, ja tegin mõttes nagu pausi. Ja ma tundsin 2 nädalaga, kuidas ma ärevust tuli tagasi. Ehk siis ma võtsin 300 milligrammi, aga kuna ma teen meil trenni kodus, hästi palju mõttetööda, mis ma tunnen, kuidas kulutab seda magneesiumit, minu puhul on kogused suuremad ikkagi siuke, et nad arvavad niimoodi, et kui sa lähed suurte koguste peale, alguses tööta ennast vaikselt sisse, aga üldiselt 2–3 nädalaga on kõik juba sellised, kus saavad juba suuremaid koguseid võtta. Ja see suur kogus ei tähenda nüüd see, et sa teed liitri peale selle kangelahus ära ja paned sahmaki sisse, vaid mõte on see, et hommikul kella 8 õhtu kella 8 vaikselt siis võtab nende lonksu. Päev läbi jood seda vett nagu vaikselt. Mina näiteks ei joo. Mina teen tavaliselt endale liitri valmis ja ma võtan juba pool ja pool. Aga ma ütlen, inimesed on erinevad, igaüks leiab endale selle sobiva lahenduse. Ja näiteks CrossFiti treeneritega, mis me täna ma näinud, nemad tegid ka vere pildid ära. Ehk siis võib võtta 2–3 kuud, kuni 2–3 kuni 4 aastat, enne kui sul tuleb see efekt. Ehk siis sul tekib pidev kõhu lahtisus, siis sa arvad, et kuule, kui ma pikemalt võtad, kuule, nüüd on see koht, kus ma tõmban nagu selle hoidmistoosi peale. Ja see on tavaliselt 400–700 oleneb siis inimeselt. Jah, päevas. Et ühesõnaga võiks alustada, ütleme, tavaline võiks proovida, et alustab 1 pipetiga. Oleneb isegi oleneb, et kui sul on ärevuse ja paanika klient, siis sa pead alustama 5–10 tilgast. 3–4 päeva, tõstad veel 5–4 tilka ja vanematel inimestel ka, et iga asjaga on pigem see, et natuke rahulikult. See on see sama, et kui sa trenni lähed, mehed ikka lähed tohle trenni, pole 2 aastat käinud, tõmbad niimoodi, et veri väljast ja siis 2 nädalat ei ole midagi teha ja siis on isu ka läinud, vaata, sest kõik kohad valutavad. Aga iga asjaga ma arvan niimoodi, et aeglaselt, rahulikult, et kui tunned, et on tugevam, aga kui sa tunned kohe, et tekib tohutu väsimus peale, vaata, siis sa võtad liiga palju korraga. Väsimus? Jaa, osadel on tekkinud väsimus, aga see on sellest, et sa paned korraga nii palju hästi tööle. Ehk siis üks tuttav nii hästi tei näite, vaata, kui sul lööb kohe kõhu niimoodi alt ära, aga suurem osadel ikkagi see, et korraga proovid selle liitri ära juua ja siis seda on liiga palju esimese korraga. Aga võta nüüd enda seedesüsteem. Sul ei ole see aastaid, ei ole nagu korralikult funktsioneerinud. Nüüd sa võtad magneesium, mis paneb selle kõik korraga tööle, mis sa arvad, mis juhtuma hakkab? Et selles suhtes, jah, aga näiteks ärevuse klientidel ja paanika klientidel on oluline, sest et kui sa paned korraga hästi palju asju tööle, siis see võib tekkida järgmise hirmu ja ärevuse ja paanika laine. Ehk siis see, et keha hakkab tervenema, aga alati see tervenemine ei ole kõige meeldivam, sest et magneesium on ka kõige parem detofikatsiooni. Nii, et ta puhastab siis ka samamoodi. Ja üks kõige hullemaid magneesiumi vaenlased on fluoriid. Kus meil on fluoriidi? Ambapasta, ravimid, vesi. Ma ei tea, kas Eestis pannakse? Ma arvan, et igal pool pannakse. Ja fluoriid on üliaktiivne aine nagu magneesium. Ja mis nad teevad? Kohe. Sekundiga kohe. Ehk siis, kui sa hakkad võtma näiteks magneesiumil, sul on hästi palju fluoriidi kehas, siis sealt hakkab detofikatsioon. Ja mis ta teeb? Ta võtab selle magneesiumi nii-öelda nullib ära, kohe inimesed, aga miks ma siis üldse magneesiumit võtan nüüd ära nullib? Aga see on üks kaval moment, keha, kuidas töötab, ta isoleerib selle magneesiumi osakese kohe ära fluoriidiga ja ta talletab selle nii-öelda rakkudesse.
oih kurat, aga siis ma saan ju kõik toksilisuse. Ei, ta isoleerib selle, mis sul juba kehas on. Aga nüüd, kui see rakk ära sureb, siis ta tuleb koos selle fluoriidi ja magneesiumi osakesega välja. Ehk siis see tegelikult sa peaksidki kogu aeg peale panema ja nii edasi. Ja kui sa loed seda raamatut, siin on hambaukudest kuni PMS-i neerukivid näiteks hea näide. Enamus inimesi on üleklassifitseeritud. Ehk siis, ja kaltsiumil, kui ei ole kõrval magneesiumid, muutub ta tahkeks. Klassifikeerub ära. Jah, kaltsium tõmbab kokku lihas ja magneesium lõdvestab. Pingesse lähme, kõva tuleb. Jah, aga kui sa mõtled nüüd sellega, et enamus inimestel on kaltsiumi ja magneesiumi osakaal peaks olema 1:1 ja vanasti see oligi, aga tänaseks on see 10:1, 15:1. Ja kui nüüd hakkame raamatust vaatama, raamatus on selles suhtes üli hästi tehtud, ta on hästi lihtsa tekstiga ja ta ütleb ära, kuidas see tekib asi. Ehk siis ta toob sulle kohe ka nagu puust punaseks, nii et iga inimene saab aru, kuidas see tekib. Näiteks neerukivid ja sapikivid, põhikomponent on liigne kaltsium. Kui me vaatame täna ka näiteks sellide ja neid on võimalik päris lihtsalt lahendada. 1200 milligrammi riimäägi, 2-3 nädalat ja üldiselt on need kõik kaltsiumid lahustatud. Ehk siis, et vaata, miks väga palju te ütled ka, et on stressirohke aega, niisugune mõnus on nagu alla vaata, ta lõdvestab. Ta rahustab närvisüsteemi maha. Ja kui me räägime vaata sellised suured teemad, mis on massilised, insuldid, infarktid, diabeet, need on kõik diabeet 2. Öelda just näiteks nagu infarkti, mõnel südame, veresoonkonna haigused tapavad kõige rohkem inimesed täna. Kõrge vererähk, magneesiumi puudus. Ja see on ju tegelikult südamepiirkonnal, eks ole. See lõdvestus ja rahu on ju. Spordi e-raamatus on nii hästi välja toodud see, et miks me kukuvad sportlased ja ka noored keset väljakut trenni ajal lihtsalt kokku surevad ära. Magneesiumi on kõige rohkem hammastes ja luudes. Ja see on ka see koht, kus meil osteoporoos tekib, et ta tõmbab kogu aeg magneesiumi ära. Et öeldakse küll kaltsium on ju annab, aga kui magneesium ei ole, siis ei ole midagi, mis sinna lükkaks seda kaltsiumi sinna luude sisse. Aga kui sul on keha üleklassifitseeritud ja eriti vaata vanematel inimestel, kes on piimatooted on hästi populaarsed. See on kohukestest kuni piimani nii-öelda välja. Ja kui sul on liiga palju kaltsiumit, siis nii nagu kõhu kinnisusel ja veresoontel tekib luppimine nii-öelda, aga siis kaob kaltsium tõmbab kokku, magneesium lõdvestab, aga veresoontega täpselt samamoodi. Ja kui mina vanasti arvasin, et kõhu kinnisus on ainult kas siis kiudainete puudus, liiga vähe vett jood, ensüümid või probiootikumid puudu, siis täna ma näen, enamus on see, et sul ei ole magneesiumi. Miks? Sest et kui su jäme sool lükkab ja soolest või küpsu lükkab peristaatika kogu toitu edasi, aga kui see on kõva soolest, kuidas ta sul midagi lükkab. Ja 2 päevaga ma kuulen inimesed, et käib WC-s ilma korraga. See ensüümid aitasid seal kaasa. Aga täna ma näen see magneesium teeb ka põhitöö ära. Ja kuidas tekivad insultid, infarktid? Vaat see, meil ikka tekib mingid trombe, see on tõesti okei. Aga kui sul see mikroveresoon, mis ajus on kõva, nüüd tuleb mingi suurem tükk, tahab sealt läbi minna, aga seda elastsust enam ei ole, sest et keha on ülekaks. Et on olemas ka paks e-raamat diabeet 2-st, südamekonna haigustest ja me plaanime need kõik nii-öelda ära tõlkida, aga see toob puust punaseks ette, kuidas need asjad tekivad, kõik see. Ja kui me sportlaste juurde tagasi jõuame, siis sportlased higistavad palju. Meile meeldib Eestis seda sauna teha, jälle higistame palju. Suhkur, valge suhkur, süsivesikud, samamoodi ka puuviljad. Vaata, süsivesiku molekulil oli, ma ei mäleta, kas struktoos koos kumma pidi, ühel oli 24 magneesiumi molekuli vaja, et ta suudaks selle nüüd ära töötada. Teisel oli 60 või 58. Ehk siis rämps, toit ja süsivesikud viivad need tohutult välja. Kohvi ja suhkur on vist 2 põhiasja, mis on vist nagu tegelikult vaatame ka selles suhtes, et täna ütleme niimoodi, et kui sa oled ainult vaata nende smuutide ja asjade peal, siis see viib ka sul tegelikult välja. Igasugune süsivesik tegelikult. Doktor Kärane-Tiin ise väga pooldab seda keto ja madala süsivesikutega nii-öelda. Aga lihtsalt jah, et kui me vaatame, enamus on meil magneesium luudes ja hammastes, aga kui me räägime lihastes, siis kõige suurem lihas, kus on kõige rohkem magneesiumi, süda. Ehk siis, kuidas süda saab korralikult töötada, kuidas see
et kui me räägime, vaata need süda puperdab, magneesiumpuudus kohe esimene asi. Ja sa näed tegelikult neid muutusi paari nädala, kui sa hakkad seda võtma. Ärevus, stress ja kõik need samad asjad. Et mõnikord nagu loed seda raamatut ja jookseb ühe kokku, vaata, et nagu et sa aru, et üks asi ütleb 1, 2, 3 asjaks, siis kui ütleb nagu 68 asja, tuleb üks asi nagu ennetada, siis jookseb ühe kokku. Kas me räägime siin ka näiteks depressioonist? Kui inimene depressioonis, siis samamoodi. Nad ei ole otseselt, kuna see on ikkagi haigusseisund, ei ole otseselt seda niimoodi välja toonud, aga raamatus on ka ilusasti. Aga näiteks õnnehormooni tootmisel, et serotoniini üldse saaks soolistust toota, on vaja magneesiumit. Ehk siis sa ei saa õnnehormooni toota, et ma ei ole niimoodi käinud neid depressioonipunkte niimoodi seal biofeedbacks kontrollimas. Et depressioon on hästi keeruline teema, see ei ole alati kõik see, mis on... See on nii palju asjad. Ja seda on hästi palju, et ongi keeruline. Kuid minu kogemus endal, perekonnal, klientidel, ütlesid, et tohutu teotahe. Kui sa oled depressioonis, kui sa teotahet ei ole hästi ära teha. Siis ma kange pärast, jah. See on mutapaatseks, ei taha ikka midagi teha, see ei taha kellegi suhelda. Närvisüsteem üldse palju, paneb siin nagu hästi. Ja üks suuremaid asju ka, ja ma ei saa öelda, et see nüüd on asi, aga mida sa saad ennetada. Dr. Caroline Liin ütles, et kui palju väärdiagnoos on tänapäeval naiste puhul just rinnakasvati osas. Ehk siis inimene on nii ülekvalifitseeritud, minnakse tehakse demograafiga see pilt, vaadatakse mingi tükk on sees ja määratakse kohe, mis ravi, lõikus või keemia, kui on nagu oht. Aga tegelikult see võib olla hoopis liigne kaltsium, mis on sinna läinud. Ehk siis ma ei saa öelda nagu neerukivide puhul, et võtta 2, 3, 4 nädalat suurkogus magneesiumit seal läinud, kuid väga paljudel see võib nii-öelda ennetada. Ütles, et väga palju pannakse vale diagnoose, eriti USAs. Kas siis peaks jooma või pigem peale määrima? Ma pigem ütleks ikkagi jooma. Ja ma ei taha kedagi hirmutada ja selles mõttes ei ole. Ja lihtsalt see on nagu nii hea näide, et minul alati meeldib ennetamine, aga väga paljudel on see ennetamine, aga mis ma teen, kui kõik korras on? Nagu me ei tea ühel hetkel, kui me jõuame. Jah, et see ei ole nagu hirmujutt, aga lihtsalt on nagu hea tuua välja, mis tähendab see, et kui sul on kehas liiga palju kaltsiumit, kuidas sa võib tegelikult väljendada. Sest kes me tahaks, tüüpiline Eesti mees on, kui ta juba 40 saab, siis ongi juba, kui ta haiglas veel ära käinud, siis ei ole õige nagu Eesti mees. Mul enda tutvusringkonnast vaatan, kes on meil häris väga kaua pikalt on stressi taluvus ja see on ju 2 korda haiglas osad käinud. Üldse ka, et kus sa hoogu maha ei tõmba, siis ega need lisandid on head, aga ega teile ära sul ka, eks ei ole ainuke asi. Sa pead ikkagi aega võtma trenni tegema, ma ei tea, sõpradega kokku saama, rääkima. No muutma oma aga igapäevast harjumisi, mitte ainult lootma sellele. Täpselt, et see ei ole nagu imeasi, et see kõik on kokku nagu üks pilt, eks. Aga nüüd samamoodi meestel on täna hästi palju eesmäärdme probleeme, see on meestel juba täna, kui ma olen ise seksuaalsusega meestega kaua töötanud, siis vanasti oli, et peale 40-50, täna lähme sinna 20-30. Meil oli näiteks, ma olen biofeedbackiga meil kokku, see on seksuaalsusega kokku, kui palju oli neid naisi, kes käisid, üritasid abi saada ja me saimegi palju. Aga vaata, kui ma täna tean seda, et kui sa oled nii pinges, sul ei ole võimalik orgasmi saada. Sest sul ei ole magneesiumi, mis sind lõdvestaks. Kui me täna vaatan sellega, et me oleme hakanud koostööd teenud mõne tuula ja ämmaemandatega ja kui sa vaatad seda, et kui muidu kui raske sünnitus süstitakse haiglas otse veeni magneesiumi ja need sünnitused on väga hästi näinud, siis tänase seisuga ma öelda, et kõik need rebendid, kõik need pinged, sa kujuta ette, kui palju esmasünnitajatel on ärevuse paanika sees. Ja enamus asju rasedusajal sa ei saa võtta, et sa ei hakka rahustuid võtma edasi. Ja sünnitus võiks olla kordades kergem. Esiteks, sul on hirmud valudega, sul on kõik pehme, lõdvestunud. Ja seda on ju kõige parem teha ennetada, et sul see sünnitus läheks. Siis ma vaatasin uuringuid, et kui ema on korralikult magneesiumi täis, kui palju lapse IQ tõuseb sellega. Endal oli 8 poiss, kui oli 8-kuune, panime, me ei andnud toitu ainult rinnapiime kuni 6 kuuni, aga 7. kuul hakkas muid toitama. Kõht kinni. Proovisime kõike, igasuguseid probiootikume, kõik asju, midagi aitas, ensüüme, proovisime rohkem vett anda. Ja see hetk, kui ma panin 6 tilka, juba joogi veel seda, müristab niimoodi nagu kogu aeg. Ehk siis tal oli jälle kuskilt magneesiumi puudus
aga kui tänapäeval emad on juba tohutus, see on kahe ja see on nagu tohutu nagu, see teeb sul selle raseduse, sul teeb selle sünnituse ja peale seda nii palju sest kui sa nõelad ennast, kui sul on mingisugune trauma, kui sul on luumurd, ma ei tea, mis iganes asi, sa oled sekundiga magneesiumist tühi. Ja rasedus on ju, kui sa sünnitad, siis on meeletu stressi trauma tegelikult. Tohutu ressursi kasutamine tegelikult ja rinnaga hoidmine pärast samamoodi. Aga kui vaatad sellega, et näiteks lastele ka beebidele, kui palju on võimalik teda maha rahustada, ma vaatasin enda beebile samamoodi, kus ta oli 2 kuune või kui ma vaatasin. Minul oli ärevus, sest temal oli ärevus, sest mina sain ärevuse maha, temal oli ärevus maas. Ja mis meil töötas? Määri seda kontsentraati või siis pane jala peale ja määri süda sisse, magas nagu mott. Aga temal on ka ju närvisüsteem, vaata praegu, kui me vaatame täna, et me ütleme, et magneesium on kõige olulisemad mineraalid üldse inforakkude vahel jookseks, aga samamoodi elektri need igasugused lained, mis meid kogu aeg EMF sageduse eest kaitseb, mis? Magneesium. Kiirgustab ärevust üles, see pinge stressi on ju. Et su väli läheb jälle, energia väli läheb tugevaks ja siis sul see välini ei saa sind mõjutada. Ülitundlikkus, magneesiumi puudus. Ehk siis see nagu... Ülitundlikkus, sa mõtled, see igal emotsionaalsel. Meil on nagu nende sageduste peal ka ülitundlikkus on 4 punkti olemas, aga nii kui sul on mingid traumad, ärevus, paanika, depressioon, ma ei tea, mingid perekonnatüli või lahkuminekud, siis kohe on sul ka need ülitundlikkuse punktid paigast ära. Ja mis see tähendab, kui sul on ülitundlikkus paigast ära? Ja need punktid töötasid ülihästi need, kes olid üliempaadid, kui nad töötasid ka väga hästi nendele, kellel olid mingid traumat taga. Mis siis juhtub? Kordades kergemini solvud, võtad isiklikult, et see alati ülitundlikkus ei tähenda seda, et ma nüüd tunnetan, mis siin ümberringi kõik mingi info jookseb mulle sisse, vaid see on ka see, et ma suudan stressiga paremini tulnud, suudan hirmudega paremini tulnud. Hirmufoon on siis nii kõrge, et see kõik ju loed läbi selle hirmufooni kogu aeg, see solvumine, hirm, see on kogu aeg, et keegi rindab justkui või eks ole. Aga see ongi see, et sinu tundlikkus on tõusnud, sa ärritud kergemini, kõik asjad. Kõik asjad viha olevad. Ja kui näiteks magneesiumil on otsene seos hirmudega, siis näiteks ärrituvus, viharaev on kaaliumi puudus. Kaaliumi puudus. Jah, et see on nagu jälle, et kaalium on magneesiumi kõige parem sõber. Ja kui me vaatame täna kaaliumi poole peale, et siis inimene peaks vähemasti saama 4,7 grammi päevas. Heal juhul, kui sa sööd täna korralikult nagu suur salati koosid asjad, ma arvan, heal juhul sa saad siuke 2-3 grammi, et sul läheb kogu aeg tegelikult puudu. Sina võtad kaaliumi juurde? Mina võtan kaaliumi juurde, sest mulle meeldib ka pigem siuke rasvane toit ja ma ikkagi proovin oma tomatid ja need salatid asjad nii-öelda sisse panna, aga ma tunnen, kuidas ma talvel väga neid ei taha. Ja kui me räägime kaaliumist ja rasvapõletust, siis see on üks kõige olulisemaid mineraalid üldse, et aitaks rakustada rasva põletada. Aga mis on huvitav on see, et magneesiumi puuduse sümptomid ja kaaliumi puuduse sümptomid suhteliselt sarnased, kattuvad. Aga ma ütlen ka, et igaüks saab vaata, et pidada toidupäevikut, vaadata, mida ta sööb, kui palju ta umbes nende kätte saab. Aga kui ma lähen teise koha pealt vaatama seda, et kui ma ise kasutan kodus, ma tean, et see on väga kvaliteetset asja. Aga ega talvel ma ei kasuta midagi. Varud saavad otsa ja sa võid neid sisse teha, aga nüüd ongi. Siis see on teine asi hoopis. Et ma ütlen, et ei ole nagu imeasi, ta ei lahenduse kõiki asju ära, kuid ta teeb su elu nagu hästi mõnusaks ja stressitaluvuse võtab maha, vahet ei ole, mis su elu nagu viskab, sa jääd ikkagi nii-öelda rahulikuks ja suimõtetega täpselt samamoodi ma näen täna vähem. Et kas see nüüd magneesiumist või see on see, et sul hakkavad kilpnäärma kõik asjad korralikult tööle, ma seda ei oska täna öelda, mul ei ole veel seda nii-öelda võrdlusmomenti. Küll, aga ma ütlen, et kellel meil täna stressi oleks. Kellel meil ei oleks täna seda pinget kogu aeg kuskil nii-öelda. Ärevuse foon on kõigil kogu aeg ja ma nägin pandeemia ajal nii hea näha on väike laste peal. Nii kui tuli mingisugune uudis, vaata lockdown tuleb, 3 päeva enne seda kõik lapsed, keda mina nägin, need täiesti hulluks läksid. Ja siis, kui see uudis tuli ära, siis võttis 2 päeva rahunesid maha. Ehk siis nii, kui ma vaatasin kodus, lapsed läksid kreisiks ära, et ma teadsin, et mingi elektrihinna tõus täpselt samamoodi. Läksid täitsa nagu inimesed väga paanikas. Lapsed tuleb välja tunnetavad, eks ole.
et selles suhtes nii-öelda nagu hästi huvitav nii-öelda jälgida. Kui siis põhimõtteliselt, kui magneesiumit võtta, siis võib uudiseid rahulikult edasi vaadata, see ei reageeri. No, mina ütleks niimoodi, et kuna ma olen neuroteadust hästi palju õppinud ja kvantfüüsikat, et neuroteadus ütleb ka vaata, ükstapuha, mis asi sa kuuled või näed. Sa võid öelda, mis sa tahad, et see sind ei mõjuta, aga see mõjutab sind alati. Ja see on nii huvitav, et sellest võiks ka nagu sellest biofiitrikst hästi rääkida tundide viisi, aga uuringud on tehtud, ehk siis kui sa tahad endale uut programmi sisse saada, mida me selle biofeedbacki tegema, lahustame selle vanad programmid ära, mis on see raku tasandile sisse jääb. Et aga mida teeb on see, et rääksime biofeedbackist teile. Ja, et see raku tasandil uued programmid sisse. Okay. Ja kui sina tahad endale uut programmi sisse saada, siis 66 päeva tee seda ühte sama asja. Kui sa tahad, et vee joomine saaks sul alateadlikult sinu programmiks, siis sa peaksid, see ei tähenda, et sa pead 2-3 liitrit päevas olema, aga sa pead iga päev teadlikult valama ja tegema seda jooma. Ja see tohi ühtegi päeva vahele jätta. Ideaalis on see, et 100 päeva, siis sa kinnitad selle veel paremini. Ja kui täna öeldakse seda, et võtta, mis see 24 päeva tekib rakumäru. 21 näitavad. Ei, ühtegi uuringutele seda, mitte ühtegi, et seda tõestaks. 21 päeva, jah. Aga 66 päeva on see, kus sul tekib see nii-öelda alateadlik programm. Ja kui ütled see, et mul tulid seal siis vanemad ATH lastega ja siis ikkagi võtta pingetõus, nad on hästi üli, panevad ringi, ei kuule sõna midagi ja siis ema kõrvalt ütleb, see tõsib üldse, tähelepanu häire, mis sa ütlesid? Sul on tähelepanu häire. Ja kui sa korrutad seda kogu aeg, siis isegi kui sul ei ole, siis keha ütleb sul lõpuks, et sul on. Ja sa hakkadki täpselt niimoodi käituma. Ja mis oli hästi huvitav vaadata nüüd uuringutest oli see, et sa tohid ainult ühte asja korraga teha. Nii kui sa võtad 2 või 3 asja tahad korraga teha, ma hakkan iga päev jalutama, ma hakkan iga päev vett jooma, see ei tööta. Või iga päev hakkan üks asi 100 päeva, siis mine järgmise asja juurde. 89%, nii kui võeti 2 või 3, ei õnnestunud mitte kumbki. Ja see tundub nagu pikk aeg, 100 päeva, 3 kuud. Aga tegelikult, kui sa vaatad, kui pikk su elu on, siis ei ole mingit tähtsust. Ja kui ütleme meeldegi see, et mineraalne puuduse kohta, et inimesed surevad varem. Tegelikult inimeste normaalne elu on 115-125 aastat. Rohkem vist on, ma isegi vaadanud, tegelikult saab veel kauem elada. Aga see optimaalne peaks olema, et kui sul on täisväärtuslikku toitu, sööd mingid kemikale asju sisse ja lase, et see peaks 125. See on nii naljakas, sest et mina olen kogu aeg öelnud, siis kui ma isegi noor olin, ma elan vähemasti 120 aastaseks. Siis kui ma pärast nende info nende targemaks sain, ma jälgin ka, see on hästi palju arste, hästi palju kes vaatavad keha nagu tervikuna, mitte see, et kuidas see üks lõik või teine lõik või kolmas lõik töötab. Et siis nende tuleb täpselt sama info. No Kanadas tegelikult on juba öeldud ju tehtud teatud katsetadega, et 180 on võimalik. Mina, sa ütled, sa tahate teada, mina olen teadnud, me oleme 300-400-seks, olen alati teadnud kuidagi. Ja Kanadast on mingi tuli see info juba Šveitsis tehakse neid ja see on telomeeride pikkusega kõigega seotud, eks ole. Telomeeride pikkus, jälle magneesium. Jälle magneesium, ma siin lugesin. Aga seda muid asju ka, telomeer ei ole, see on hästi keeruline. Ja, aga selles mõttes, et see on ikkagi hästi palju meie vananemisega seotud, eks ole, telomeerid on ju. Nii et tegelikult ongi see samasena, tegelikult kui me võtame lihtsalt see sama, et me lõdvestume, annabki juba selle, et sa ei ole nii pinges, et sa kulutama energiat ja kõike nii tuulest ära, sest su eluiga ongi ju pikem tegelikult, eks ole. Kui see stress, vaata, sul on, ma olen kogu aeg mõelnud selle peale, kui inimesed, iga peres, kes toob raha sisse, siis 10 000 eurot kätte. Jah, no problem. No, chill ju. Mis vahet siin on? Lähed, käid puhkad. Mina olen 25 tonni pere peale. See on normaalne. Siis on kõik enam. Siis on kõik lubad. Siis sellest enam ei ole. Siis sa juba väga valid, mida sa sööd, mida sa tarbid. Mida sa selga paned, puhas kõik on ju. Et siin ongi vaatad, kui sul nained lähevad, siis jääbki nagu mulje, et nagu nii kui hakkab paremaks minema, inimesed hakkavad paremini elama, siis tõmmatakse kuidagi süsteemiga. No praegu ongi see, et ma olen just öelnud energeetselt just teile rääkisema seminari, et praegu on tegelikult hästi tugev, väga hea puhas koridor 2 aastat. Ja siis tehakse selle ajaks kõige hullemaid asju, nii et üks sõda teise otsa on ju, siis elektrihind on ju, kütusehind, nüüd on maksutõus, et inimesed ikkagi rohkem oleksid selles pinges, et nad ei paneks tähele, et tegelikult on praegu väga hea aeg. Maksutõusu kohta nii palju, et tuttav töötab seal hulgis ja nii kui see sai nüüd nagu kinnitatud, et
et 2% vaata jaanuaris tõuseb, siis toidupoes on juba ammu tõstetud 4-10%. Ega nad tegid juba enne selle ära tõusu, sest ega tuli välja, et selle 40-50 000 toodet, sa ei tee seda ühe päevaga. Ei tee. Aga mina isiklikult arvan, et kui jaanuar tuleb, siis tuleb teine nii-öelda hinnatõusu. Mina arvan ka seda. Et see niimoodi päris ei ole. No seda mina olen tähele pannud, et ma olen siin rääkinud eelmine maailma rikkad, kes on, et mina näen, et tegelikult rikkad ei vaata kunagi numbreid, et see number ongi meie teadvusega mängimiseks. Ma olen hetkel lihtsalt otsustasin, et ma ei vaata hindu. Seda ma lihtsalt ei vaata. See on väga õige ja tead, mis see on? Biofeedbackis kogu aeg rääkisin klientidele ka seda, et vaata see on neuroteadus. Ehk siis, miks on niimoodi alati? Vaata, need on programmid, mis me saame sündides sisse. Esimesel, eriti seal 5 või 7 aastal. Ja see on nii tabavad näited, et laps, kes sünnib vaesesse perre, ei saa mitte kunagi rikkaks. Ja kui ta õnnestubki kuidagi saada, vaata mingi, läheb mingi firmaga, mingi hea mõte või ta miljoni, nad vastavad uuesti tagasi samas kohas. Mitte kõik. Mitte kõik, need on üksikutes, see on valdav. Ja laps, kes sünnib rikkasse peresse, isegi kui ta kaotab kõik, ta suudab niimoodi raha juurde. Ta suudab uuesti, alt välja. Aga siin on jälle see sama asi. Vaata, kuidas meid õpetatakse. Raha on kõik kurja. Money is all root evil. Sa mitte kunagi ei kuule neid lauseid, kas käitumismaneeri, sa mitte kunagi ei kuule rikkas peres. Ja kui sa vaatad näiteks peres ka vaata, sest see oli uuringus, et 83% abielu lahutusi toimib finantsprobleemide raha pärast. Raha number 3 tüliallikas. Ja kui sa vaatad selle poole peale, siis on nagu wow. Et ma mõtlengi, et nii huvitava ja kui sa selle nagu välja tõid, ehk siis kuidas inimesed suhtuvad rahasse, siis kui sul kogu aeg vaata, lapsi salvestab kõik. Esimese 6 eluaasta lõppu nende ajupoolkord töötavad koos, salvestab kõik. Sul on võimalik lapsele õpetada üle 40 keele selgeks, matemaatika, entsüklopeedia teadmised, kirjutamine, lugemine kõik enne, kui ta kooli läheb. Ja siis 6. elu lõpus jookseb aju 2,5 tükkud edasi tööle. Ja millal me võtame lapsed kooli? 6-7. Täpselt. Ehk siis sul on enne võimalik väga lihtsalt harjutustega oma lapse intelligentsust tõsta nagu mitmekordselt. Ma ei tea, kas sa oled lugenud sellist raamatut nagu Aatomharjumused? Ei ole. See räägib isast, kes õpetas oma 3 tüdrukut kõik malegeeniusteks. Absoluutselt kõik erandid on need maailma tipud. Ja see rääkis ka nagu nii lihtsalt hakkas nendega mängima, tegema, eks ju, hästi. Mina soovitan lugeda sellist raamatut nagu How to multiply your baby's intelligence. See on PDF on tasuta saada netis ja see on välja töötatud tegelikult ajukahjustustega lastele. Kui sa kasutad sama metoodikat lapsele, kellel ei ole ajukahjustust, ma juba Eestis on 4-3 sükast, täiesti ulme. Ja need lapsed kõik tulevad koolist kooli, need kõik õpitud, need on olümpiaadis, need on parimad õpilased kõik, sest nad on neid harjutusi teinud enne 6. eluaasta lõppu. Ja mul oli sugulasel, just oligi, et ühel lapsel oli vaja teha neid harjutusi sellepärast tema olukorra pärast ja teine oli siis nagu vennane kõrval kaasas. Ja mis sa kujutad ette, et see, kes kõrvalt nagu õppis neid asju ja käib täna nende koolis, need on igal pool kiituskirjad. Nagu number 1 ja neid näitab Eestis juba veel. Kas sul on ka kogemusi magneesiumi autismiga? Võt ei ole, et biofeedbackis oleme saanud, biofeedbacks oli selles suhtes hästi huvitav sagedustega. Number 1 asi, mis me tegime, viha ja siis armastus. Ja siis oli see koht, kus need väga rasked autistid olid avatud. Kõigepealt viha välja, armastus tagasi. Ja ma pean seda uurima, sest see teema on tegelikult päris suur. Väga aktuaalne täna. Kuid kui sa võtad sellega, et magneesium on üks parimaid detofikatsiooni, neid mineraalaineid, et ta seob need raskemetallid enda külje ja veab. Ikkagi seob, jah? Ahaa, siis muidu öeldakse, et ei saa ajust neid raskemetalli välja, et miski ei too neid välja. Magneesium. Eks siin on kindlasti veel mingid asju, ma ei ole sinna süvitsi läinud. Aga kui ma vaatan näiteks seedensüümid, üks parimaid toetajaid autistlikele lastele. Miks? Kui sul on raskemetallid sees, siis osad ensüümid lähevad, nad ei tööta. Nad ei tea, mida nad omad teha. Ja kõikidel autistlikel lastel on ka seedimisega probleeme, siis nemad peavad väga hoolikalt jälgima, mida nad suhu, gluteenid, laktoosid, sellised asjad kõik välja saada. Ja näiteks see digest spektrum enzymeedikal on just tegelikult välja, et on spektrum, sest on tegelikult välja töötab ka autismi spektri jaoks. Ja ma tean, et enzymeedika tooted on kõik ka autism Hope Alliance'i poleks heas kiidetud.
aga sellel on üks keerulisemaid asju on selles juures, et vaata laste puhul on alati see ei tööta niimoodi, et sa ütled lapsele, et kuule, mina söön kõrval burgerit, sina sööd nüüd seda salati. Ehk siis sa pead ise, vanemad peavad ise muutma kogu oma harjumusi, siis on lihtne seda implanteerida, ehk siis laps ka näeb kogu aeg, vaata, mida sa teed. Ma tahtsingi küsida tegelikult, et kui me räägime, et sa tood ATH lapsena, sest mõtleme, mina tegelen hästi palju nende traumateemadega kõige sellega, et see on ikkagi, see lapse trauma on vanemast tulenev, kui vanem tuleb, see on ju tagajärg, et küsimus ongi sellest, aga kuidas vanemad muudavad seda, mis tegelikult kodus toimub, et lapse peale ei röögita, ei alandata, ei varjuta. Lapse vanemast endast mitte. Just mõtlengi, et selles mõttes, et kui see lapsed kogu aeg seda sümptomit ära võtab ja sellega tegeled, see on pointless. Ma osadel puhtudel nägingi, et tuuakse lapsi nagu remonditöökotta. Just. Tee laps korda, aga et selles suhtes, et kui laps läheb samasse keskkonda tagasi, mis tema on paigast ära mind, seega need sagedused ka püsisid ainult 3 nädalat. Just, see toimi. Et see oli siuke kiire fiks, tuli iga kuu käis, aga tegelikult tuleb, ongi suhteliselt korda saada. Lapsed ju, eks ole, ongi, kui lapsed näoks on kodupeegel nagu öeldakse, et lapsed tegelikult on ikkagi korra vanemad üles, et vanemad peavad hakkad endale otsa saata. No ma nägin enda puhul ka, et kui siin olid vahepeal väga rasked ajad ja siuke nagu seda magneesiumit, ma tol hetkel ei teadnud midagi sellest. Ja siis oligi, et kui minul oli ärevus sees, siis täpselt samad punktid olid peegel paigast ära. Nagu peegelpilt põhimõtteliselt. Ja siis mõtlesin ka, et mingid asjad peavad nagu muutuma, tegigi päris suured muutused tol hetkel. Kui laps on kodus pöörane, siis ei ole mõtet lapse peale karjuda või teda sõimata. No ma võin enda perest rääkida kohe, nii kui meil on omavahel kõik hästi Reiliga ja meil on tõesti, meil energeetiliselt oleme rahulikud, kõik on rahulikud. Nii kui mina tulen sisse, mingisugune teema on õbus vaata ja vaata laste puhul, et me ka alles õpime ja avastame, et ega neid lugemisi ja teadmisi, mis täna on saadaval ja saad lugeda, üks parimaid raamatud on ajukeskne kasvatus. Seletab lahti, erinevad vanused õpid, kus see aju töötab, kui sa 4 aastane ei saa millestki niimoodi aru ja eriti meestel jookseb ühe kokku. Minul ka vaata, kuidas sa saad niimoodi, kuidas sa lööd, vaata, mul viskad, see on minu lapsepõlve trauma, mis käivitab. Või siis kui naise puhul ka on, et kui laps vaidleb vastu, näiteks ka, et üks asi, mis rühma saab kohe võtta. Aga see on tema trauma, mis teda käivitab seal. Nii et ega me ei ole kaugeltki ideaalses kohas, aga igal juhul jah, et kuidagi nagu see, mida rohkem juurde õpid ja vaatad ja loed, seda rohkem sa hakkad aru saama, kuidas lapsele nagu aju töötab. Ja kui me käisime see imelised aastad koolitusel, mis on tegelikult riigi poolt tasuta, ehk siis kuni 6 aastate lasteni. Ja see süsteem on tegelikult väga hea, et see on alati mingi lasteaias, seal on alati hoidja olemas ja see kestab tavaliselt 2 või 3 kuud, iga mingi päev nädalas ühe korra käib. Ja siis on see teised vanemad ka, grupid ei ole eriti suured, sellepärast et kõik saaks oma neid kogemusi rääkida, siis vaat kõik on täpselt sama, igal pool. Ja kui ma imagoteraapia läbi käisin, mis on suhtelises teraapias, ma sain aru, et nagu kõigil on täpselt sama. Ja minu teadmine on ka täna sinnamaani jõudnud, et mis mõtta see nagu enesetöö on üks kõige nõmedamaid tööd üldse, siis istud seal mõnikord üksinda ja siis sa pead nagu, vaata, sa pead tegema teistmoodi, kui sa oled siiamaani harjunud tegema, see on nii sügavad mustrid ja mõnikord ongi lihtsalt nutt tuleb peale, mis on nagu vihast nagu vaata ja ma ei ütle sulle, et mina olen süüdi, kuigi võib-olla ma ei ole otseselt süüdi, aga vaata, see on see nagu ja mõtlengi, et siis mina olen täna aru saanud, et kui meie vanematena täna ei lahenda oma mustreid ära, mis meil on kaasa antud, siis me lihtsalt anname lastele või lastele tööd. Traumatöötus ära ei tee, siis ei ole midagi rääkida. Et minu puhul ka, ma ütlen, on teatud tehnikud, mis on üli hästi töötanud, midagi sina teed. Et see löömise poole pealt ka nagu, kuna mina olen lastekodust võetud ja ma jõudsin ka selle traumani, et ma nägin, kuidas minu ema lõi, ma ei tea, kas see on päris või mitte, aga peale seda see nii-öelda nullreaktsiooni, kui vanem poiss lööb. Ehk siis ma reageerin küll, aga see on pigem siis, kui ma õhtul üliväsin, aga selleks, kui ma karjuma hakkan või mul sõidab silmes mustaks, et kuidas sa lööd oma väikest venda, vaata, siuke asi on ära kattunud. Nii et vaata, see ongi, millest ma olen aru saanud, et ei ole see magneesium, ei ole see biofeedback, ei ole siin mingisugused muud tehnikad, et igal pool on mingisugused asjad, kus töötavad mingid asjad võib-olla paremini, aga see kõik pott kokku aitab juba päris hästi.
aga lõpptöö on integratsioon. Sina pead integreerima, seda mina räägin, nagu ma teen teistsuguseid teraapiaid inimestega, alateadusega tööd, aga ma kogu aeg räägin, kui koju lähed, see hakkab päris töö. Sest kui sa ei integreeri, kui sa ei hakka teistmoodi käituma, kui sa ei hakka teistmoodi ütlema, kui sa ei hakka enda sabast kinni saama või isegi kui sa reageerid, tuled tagasi ütled, et läks valesti. Eks, kui sa ei tee seda, midagi muutub. Seda küll, jah. Aga see on nagu siuke, ma olen alati teinud, et see on üks kõige nõmedamaid töid üldse, sest et sa ühe asja lahendad ära ja siis sul on juba järgmine juba ootab sind. 10 asja peale. Ja ma ütlen ka see biofeedbacki osas näiteks välismaal ongi, need, kes on RNA-ga kursis, nad ei hakka üldse mingit energiatööd või midagi tegemas, kui nad on kliendile andnud klaasi vett juua, mis on magneesium ja mineraalainet kompleks. Miks? Mis mõtet mul on seda biofeedbacki teha, kui info ei liigu korralikult? Jah, et sul ühendus ei ole, ei hakka vahel ja rakud ei salvesta ilmselt. Ja nad töötavad, aga sa saaks kordades efektiivsemalt neid asju teha. Nii et klaas enne tööd seda ja inimese lõpestab. No doktor Karolin soovitab ka, mina isiklikult ei saa võtta, minul mingi pärast ei tööta, aga ta on hästi paljudele, et iga klaasi vee peale pane natuke Himaalaja soola. Mina ei taha. Minul ei sobi. Aga mulle ei meeldi. Mina kasutan nii Himaalaja soola hästi palju toidu tegemisel. Aga ma ütlen... Aga täna räägitakse Himaalaja sool ei ole tegelikult üldse hea, et see on ka tegelikult... Tead, ma ei oskagi öelda, ma tean, et on osa tarvitud, ma tean, aga alati on küsimus, et kes neid jutte ajab. Kui sa oleks selle algul põhjus teada, siis saame võib-olla teada, et miks neid asju aetakse. See on sama, mõnikord tundub sama jabur, et kui sa lähed poodi, vaata Himaalaja sool on mingi 100 miljonit aastat vanad, 2 aastat säilib. Ja säilib Nii, aga me võime siin vist rääkida veel, ma arvan, mitme tundi, et olen vist päris palju infot saanud täna edasi anda ja Ivarile on, ma panen pärast Ivari kodulehe ka sinna lõpu subtiitritesse, et enzymeedica.ee. Jah, võib tegelikult Contamo, enzymeedica muudame vast ära. Mis see on? Contamo.ee, ta on suunatud enzymeedica peale, aga kuna me enam ei ole ainult enzymeedica esindajaid, vaid meil on RNA ja tuleb veel mitu huvitavat brändi ja Sinohirad ja Ecoshi osad tooted asjad plaanime panna, et siis meil läks pigem natukene kaubamajaks ja meil on nagu see pereettevõttes, meil on see üks reegel, seda, mida me ise kasutaks, seda me olen nõus ka, seda me oleme ka kodulehele nõus panema. Et tulevad ka sinna väga innovaatilised puhastusained, ma vaatasin, nüüd kui lapsed on, siis hakkad vaatama arendavaid mänguasju ja nii edasi. Et kogu seda poolt, et kuidas nagu toetada laste arengut ka täpselt samamoodi. Et ega täna meil põhisuund ongi, et ega me kõigile ei suuda keskenduda, aga ongi lapsed, ütleme RNA puhul ka lapsed, naised, rasedad, see on põhigrupp, kelle me oleme täna nagu põhi võtnud. Ja naiste tervise raamat on ka mingi hetk 6 aastal tulemas. No see võtab hästi põhjalikult kõik naiste terviseprobleemid asjad sealt. Mis täna on nii suur teema. Aga siis praegu saab Contamo ka, Jah, Contamo. Ma panen selle pärast üles ka, aga siis saab osta omale praegult. Me tegime magneesiumi raamatule, tegime sellise sooduskoodi, et kuna muidu on see magneesiumi raamat 27 €, hetkel mis saab veel e-raamatut tasuta, aga kui keegi tahab, elamus ei taha e-raamatut lugeda palju päeval, võttu üle vaata, mis see sinna arvutaha läheb. Hea tervis, siis saab 7 € seda raamatu kätte. 7 € siis, et paned 27 €, saate 20 € alla, paned koodi hea tervis siis leheküljele, siis need tooted on ilusasti seal ka olemas. Ja praegu on vist koos C-vitamiiniga on see pakk. Eripakkumine on ka veel, et suur riimaeks, suur riimait, et C-vitamiin tasuta veel kaasa. Jah, et mina olen seda päris pikalt joonud ja mina pean ka tõgeda, et ma ei ole üle 2 aasta mitte ühtegi tervet täisööd maganud, sest et mul on laps sööb kogu aeg öösel ja mina ka enam päeval ei maga. Päris pikka aega, muidu ma tihti lapsega magasin koos, aga nüüd ma ikkagi suudan ka päris hästi olla, et peale mingit 6 aega kasutamist. Nii et väga soovitan seda ja ise ütlen ka, et mida ma nagu kitsa tasandil hästi tugevalt nägin, et ka see, et meie aju tegelikult täna ei tööta täismahus, et neuronite ühendused taastuksid samamoodi, et südamekeskused kõik energeetilised tasandil hakkaksid toimima, siis mulle samamoodi näitas, et magneesium on tegelikult võti selleks ja ma näengi seda just läbi selle, et me peame hakkama lõdvestuma, sest kui oleme pinges, siis mitte mingi asi ei saagi kuskilt läbi joosta. Ja nii on meie elus kõikide asjadega, olgu see rahaenergia, olgu see suhete energia, et nii kui me pinges oleme, siis on kõik asjad meie elus plokis. Aga aitäh, et vaatasite, aitäh, et te kuulasite ja kui sind kõnetas see teema, siis jaga kindlasti ka seda podcasti edasi ja aitäh teile ning peatse kohtumiseni. Just.